Tere taas, head Soker.ee vaatajad, kuulajad, jälgijad. Meie taskuhäälingu pikk ette ja ise järele 343. osa alustab. Juttu teeme Eesti kõige populaarsemast liikumisharrastusest ehk siis jalgpallist, rahvas ütleb Erki Nool. Aga jah, jalgpallist räägime, siis küll väidetavalt kõik potentsiaalselt andekad meesportlased vähemalt võtab ja rikub ära. Aga loodame, et päris nii hull see asi ikkagi ei ole ka, et mõni spordimees on kasvanud ka ikkagi jalgpallist. Kõikide olematute treeningmetoodikate kiuste ja siin sellest jalgpallist aitavad rääkida täna Kris Ilves. Tere! Markus Jürgenson. Tere! Mina endiselt Kristjan Jaak Kangur. Mis avatud? Tahtsid mingit teist tervitust jälle või? Ei, sobib. Mulle sobib. Eesnimi, perekonnanimi. Jah. Nagu korrektne on. Just. Oled sa oma asjad tagasi saanud või kadunud endiselt Kadrioru? Lost in Kadrioru? Ei, kadunud. Aga ma ei käinud ka vaatamas. Ma käisin treening. Ma mõtlesin, keegi tõi ukse taha ikka nagu pärast saate kuulamist. Ei toonud kusjuures. Aga ma käin. Jah. Ma selle peale käisin treeninglaagris. Järgmise hooaja triatloni ettevalmistus hooaeg. Selge. Pre-season hakkas mul pihta, nii et käisin Saksamaal. Sul on sellised nagu mõne mehe need jahilkäigud, et hea kui on meeles püss kaasa võtta või ikka nagu päris laagris? Ütleme, hotelli katusel oli bassein. Siis on juba korras. Ujumistrenn. Ega siis tuleb nagu panna 2-1, aga endiselt ma olen seda meelt, et käid ära välismaal ja siis me nagu saame aru, kui hea ja mõnus meil ikka siin kodumaal Eestis on, et meil saad 2 tunniga ühest otsast teise, rongid ei lähe poole sõidu pealt, nagu selles mõttes, et poolduvad. Et rahvast on vähem, mahub kõndima ja sul oli traumaatilisi kogemusi nende poolduvate rongidega või? Me olime lihtsalt vales. Ma küsisin traumaatilisi kogemusi. Vales pooles. See on ju Murphy seadus, et kui rong läheb pooleks, siis enamasti oled sa vales poole. Õnneks abivalmid sakslased viimasel hetkel said aru, et me tahame lennujaama ja siis suunati meid õigesse kupeesse, aga jah, ma ei teadnud, et sellised asjad olemas on, aga näed, jälle õpid kogu elu. Aga... Hea teada, et härrad reisivad ikkagi nendes vagunites, kus on kupeed. Nagu. Tavainimesena mina ei ole kunagi sattunud sellisesse. Selge? Ei, käisin. Tegelikult ilma näidata käisime külastamas suurt festivali Saksamaal. Sinna, kuhu ka Bayerni Müncheni mängijad eile läksid nemad, sest neil oli laupäeval mäng ja nad alati ju külastavad mängu järgselt seda festivali. Ja siis nad käisid pühapäeval, ma vaatasin piltide pealt, neid ei õnnestunud kohata, aga need mastaabid nagu, valmistasid küll ennast ette selleks, et suur üritus ja palju rahvast ja värgid-särgid, aga seda ei suuda ikkagi nagu, kui sa seda koha peal ei koge, siis sa ei suuda seda nagu mitte mingil moel hoomata, et ei ole päris õllesumber ikka? No ei ole jah, et isegi nagu, ütleme, ebameeldiv, et meil oli suhteliselt suur grupp ka ja siis on nagu võimatu ilma broneeringuta kuskile istuma saada ja liigud nagu ütleme, circa 7 miljonit külastajat, kas on 2 nädalat või on 3? See kestab kaua ikka. 2 või 3 nädalat. 7 miljonit külastajat, täpselt sama palju liitreid juuakse seda jooki ja kogu see asjaajamine käib seal sularahas. Et seal genereeritakse korralik hunnik nagu. Aga tõesti nagu, ütleme, võib öelda isegi, nagu natuke ebameeldiv on seal olla seal rahva. Natuke liiga palju nagu juba. No ikka liiga palju jah, aga näed selle melu ära ja siis saad nagu aru, et kui meil siin valgus kõnnib Kadriorus, et natuke tihedam liiklus on seal siis on Poska tänaval, siis see pole nagu hullu midagi. Et sai vaatamas käidud, mis ja kuidas seal on. Kris, sul on ka lõppevast nädalast mingi lugu, mis sisaldab nahkpükste kandmist või... Ei ole nii värvikat. Ei ole, ma jäin lihtsalt selle festivali peale mõtlema, et sa ütlesid küll, et ebameeldiv seal, aga see ilmselt on selline asi, kus korra elus võiks ära käia ja vaadata ja tunda seda melu.
no ja õlut antakse, nii et selles mõttes on hea üritus. No ma mõtlesin, et võib-olla sa ütlesid, et ebameeldiv oli, et liikuda ei saanud ja võib-olla olidki liiga vähe seda jooki tarbinud, et jah, see võib ka olla. Ei no see festivali ala, ega ta nüüd mingi ei sulandunud massi. Ta nagu üüratult suur ei ole. Et seal nagu ilma naljata, seal külje kõrval liikusid 100 000 inimesed, mingil tänav oli tehtud, siis külgede peal lähevad need suured telgid, söögikohad. Ja seal, ma ei tea, seal telkides mahutavus on 5,000 kuni 10 000, seal on meeletud järjekorrad, kui bronni ei pane, siis üliraske on mingit lauda saada, et selles mõttes ega seal nagu ei olnud jah mugav olla. Nojah, aga ei, ma olen Krisiga nõus, et võiks sellised, tundub selline üritus, kus nagu korra elus võiks käia, aga siis võib-olla rohkem jah, tasasele eestlasele ei ole vaja nagu seda trügimist. Eks seda saab nagu organiseerida kuidagi mugavamaks ka nagu enda jaoks, et paned aasta aega varem seal broneeringu ja lähed natuke väiksema seltskonnaga, et siis kindlasti saab selle ehedama asja ka kätte, et kuidas seal, ma ei tea, tööpäeval sakslased on seal suures telgis ja kell 12 laua peal lõbusas tujust tantsitakse, et laua peal vist ei tohtinud minu meelest, seal on vist see, et toolide peal võib tantsida, aga laua peal vist ei tohi, see on kuskilt kuulsin ka külastanud inimesed. Laua peal hüpatakse seal siis, kui see 70% vist broneeritakse telgi, seal on telke on, ma ei tea, 10-20, ma ei tea, hästi palju telke, suuri telke. Broneeritakse 70% välja, 30 jäetakse siis nii-öelda keseesse mees. Ja siis, kui see kell käib, et telk lahti tehakse, siis seal on sprindivõistlused ja hüpatakse sinna laua peale. Siis lähed üle laudade juba. Et aga võib-olla seal on ka see, ma ei tea, võib-olla on nagu see lauapronn on eraldi nagu, et siis maksad veidi juurde, siis saad laua peale ka minna. Ja järelturg on ka tegelikult seal broneeringutele on järelturg, aga seal on keelatud see Oktoberfest siis ise seda haldab ja seal ei ole lubatud, pead müüma siis järelturul täpselt sama hinnaga, millega sa selle bronni tegid, et ei oleks mingit spekuleerimist. Näed, inimestel on arenguruumi, kui nüüd jalgpalli juurde minna, siis FIFA müüb MM-pileteid, hakkas müüma nüüd, või siis selles mõttes, et loterii on juba ammu olnud, eks ole, tuli mingi 4,5 miljonit inimest vist tahab, miljon on neid piletid umbes. Ja nüüd siis tilgutatakse, hakkas pihta nagu vaikselt, et saate jälle meili, et vedas, et saad osta nüüd mingi väga piiratud ajaperioodi jooksul ja järelturg pidi ka olema selline, et sealt nad võtavad vist niimoodi, et nii müüjalt kui ostjalt nagu sulle kuidagi selle summa pealt mingi 15% või midagi sükest, et see on nagu osavalt, pead oskama nagu seal skeemitada, et nemad ilma juba ei jää. Aga see MM-i mängupaigad ja alagrupid on paigas, on ju? Ei, alagrupid ei ole paigas, loomulikult. Ei selles mõttes, et kus linnas... Need on paigas, et sa saad osta näiteks, eks ole, endale niimoodi ka, et sa tead nagu saad osta nagu Argentiina mängudele, näiteks alagrupi mängudele paketi. Ja niimoodi saad osta ja siis saad osta, et selles linnas ma tahan kõiki 3 alagrupi mängu vaadata sellise paketi, aga vist 5. detsember, kui ma õigesti mäletan, on see päev, kus alagrupid nagu lõplikult loositakse. Aga ütleme, korraldajariikide mingid asjad on juba paigas, et seal juba saad müüa niimoodi. Ja kuskilt, ma ei tea, kas vastab tõele, aga kuskilt juba mulle tilkus infot, et keegi vaatas selleks ajaks sinna minekut Ameerikasse, et need piletihinnad olid juba nagu ikkagi kuidagi kolossaalsed. Kohale on vaja saada ja ööbimised on vaja saada ja asjad, kõik need on vaja ju saada, et seal ju distantsid on ju metsikud. Võrreldes eelmise MM-iga tuleb tiba laiem on see, jah. Eelmine oli väga, vist kõige, mis see oli Kataris, 20 kilomeetrit linnast väljas oli kõige kaugem staadion nagu, et sinna tõesti sõitsid bussiga läbi kõrbe, aga nüüd on ikkagi sõidad vist ühest ajavandist teise ja nii edasi. Ühest riigist teise, eks ole ka lõpuks, kui tahad seal kõiki külastada, eks ole. Aga jah, saab huvitav olema. Kuulge, lähme koondise juurde jutuga ka, et koosseis väljas. Ja oleks nagu eeldanud kuu aega vahet, et on nagu vähem muudatusi äkki isegi. Et mingisugused on ikka sellised paratamatud, kes on terveks saanud, kes on jälle katki läinud ja kes on väga vormist ära kuidagi, aga mind natukene üllatas muide, kuidas teiega, et Jürgen enne nagu nii mitu uut nime sinna koosseisu sisse tõi või? No eks päris palju oli ju sunnitud muudatusi ka. Eerme vigastatud, Anier ei ole ju vormis, peast nüüd... Aga meil väga palju rohkem ei ole ju. Jah, Mets on tagasi, mis omakorda tähendas seda, et Tammikul ja või Tõugjasel kohta ei olnud. Et
nii palju. Jah, aga et Mets on tagasi, eks ole, siis ongi nüüd, et Alex-Mattias Tamm on tagasi ja see on selles ajal nagu pikalt ei ole rääkida, eks ole, et kui Anier selgelt ei ole nagu vormis, ei ole hoos praegu, vist endiselt ju ka ravib mingeid vigastusi. Ei ole mänginudki. Ei, nüüd nädalavahetusel tuli vahetusest. Ja, aga tal on mingid asjad, millega ta kogu aeg tegeleb ikkagi, eks ole, et siin vahepeal mingi mängu jättis vahele, siis nüüd tuli vahetusest, eks ole, et see on nagu loogiline. Vetkal on tagasi, Danil Kuraksin on koondises. No peamine asi on ikkagi see, et ju Sinjavski on kaitseks märgitud, et enne, ma saan aru, et näeb teda ikkagi nüüd lõpuks äärekaitsena. Ja see ju omakorda ju tekitas ruumi nagu ettepoole, kus need muudatused tulid. Jah, hakkame järgemööda minema tegelikult ka, et meil järsku need on alati, nüüd märgitakse, nii nagu märgitakse eelmises aknas, meil oli mingi 4 ründajat, nüüd on 8, eks ole, et nüüd lähme panema. Väga hea. Aga ikkagi sellised nimed nagu Karel Mustmaa ja Martin Krispalberg. Et positiivne ma ei tea, on ta üllatus nüüd, eks ole, ju taheti siin just Palbergi eriti juba septembris ju kangesti näha koondises, siis ta ei olnud isegi U21 koondises, oli U19 koondises, aga nüüd on siis mees, kes, mis tal on, ülehomme on sünnipäev, saab 17 kolmapäeval. Veel 16-aastane Eesti A-koondises. Päris kõva sõna. No ei saanud temast mööda vaadata. Ja kuidas on siis, et kas ei saa mööda vaadata siis Palbergist? Ta ikkagi siin ju viimased 6 aega on järjepidevalt löönud ka kogu aeg ja nüüd juba hingab seal Sapinenile kuklasse natukene, et väravalööjate tabelist loomulikult ei saa mööda vaadata, selles mõttes, et Eesti kõrgligas sa lööd sellise arvu väravaid, siis see kinnitab seda teooriat, et tee mängu, paista silma ja siis nagu ju Henn on tegelikult sellega silma paistnud, et oled sa, ma ei tea, 35 või oled sa 16 või 28, et see ei ole nagu määrav. Muidugi mingitel hetkedel see fakt tuleb nagu mängu, et kui hakata valima või vaadata tulevikku, aga tegelikult Henn on nagu natuke, mulle tundub, et ta nagu on selles hetkes, mis nagu minu silmis ka koondis, sellel hetkel parimad vennad kutsume kohale ja siis vaatame, aga et sa pead ikka võtma vormi pealt, nagu, eks ole, tegelikult. Niivõrd kuivõrd, mingi määral, viimase 6 aja vormi pealt. Just, et mis on 2 kuud tagasi, 3 kuud tagasi või 6 aega tagasi, see jalgpallis kahjuks ei ole nagu enam oluline. Natuke muidugi see mõjutab, aga see ei ole nagu kõige määravam ja natuke on nagu mulje jäänud, et Henn tahab kuidagi vaadata üle need, ütleme, siin on käinud Usta läbi, on ju, Eerme käis läbi, tuli kohale, siin on käinud Männilaane nimi läbi, siis on Palbergi nimi läbi käinud, korraga neid kõiki, nad ei mahu, mingid profiilid kattuvad natuke. Jah, et see tunne nagu tahab mingi aja jooksul nad kuidagi läbi ekseldada ja vaadata, et kas ja kes välja ujub. Aga sest me räägime sellest, eks ole, et Itaalia vastu Palbergil nagu platsile saamise võimalus üsna napp, kui me siin vaatame, kuidas Eermel läks, eks ole, eelmises aknas meil on endiselt mängijaid rohkem kui mängupäeval kohti koosseisus, et keegi peab välja jääma, aga see on see, et sa saad seda mängijat näha, eks ole, nädal aega seal koondise keskkonnas, et see on ikkagi nagu suur asi. Treener näeb oma silmaga ära, kuidas ta seal hakkama. Selles mõttes, et koondise laager kui selline, on 7 päeva, 10 päeva, 5 päeva, ega koondise laager ei ole nagu see ei ole nagu mingi ahaha, fun, et teeme pulli, tuleme kokku, et tunneme ennast mõnusalt. No seda sa rääkisid juba, eks ole, eelmine kord Eermega seoses, eks ole, et see algab nii-öelda kogunemise hetkel ja lõpeb nagu lahkumineku hetkel, et need ei ole, see ei koosne trennidest, eks ole, see on ka see kõik see koosolemine, kõik need asjad, kuidas olla, kuidas istuda, kuidas astuda. Jah, see hotellis olemine, see elamine, kõik see, mingid reeglid, mingid asjad, mis käivad selle koondise laagri juurde, muidugi see kõik on mõnus, alati, mul oli ka alati jumala hea meel oli minna koondise laagrisse. Saad seal poistega laata panna, toidetakse, pestakse, tuuakse asjad ette, kõik on väga sõbralikud, kõik saavad suheldud, veedetakse koos aega, on mõnus, aga selles koondise laagri sees on ka see kõige olulisem asi, ehk siis see 1,5 kuni 2,5 tundi trenni päevas, mida tehakse, treening. Nii, ja kui see trenni avavile käib, siis nagu kaob see mingi kussutamine ja sossutamine nagu ära, seal on ikkagi mehed tahavad platsile saada, seal on olelusvõitlus, seal käib nagu tõestamine treenerite staffile endale kui ka sellele
sellel hetkel vastasele, ehk siis kui koondise trennis on 11 versus 11, siis need kõik mehed tahavad väljakule saada, nad tahavad silma paista ja siis seal ei ole mingit, et me mängisime õhtul sinuga kaarte, et küll oli tore. Seal on ikkagi, lööb see välja, et seal on igaüks nagu heas mõttes enda eest väljas. Et see koondise laager ei ole lihtsalt, et lähme koondisse ja siis hakkab mingeid asju juhtuma, et seal nüüd on vaja ennast tõestada ja Palberg andis selle intervjuu, kus ta rääkis ka, et ega ta on palju andnud neid siin. See ei ole väga lihtne nagu minna, sa ei tunne põhimõtteliselt mitte kellegiga ei ole suhelnud varasemalt, et sa oled kõike telekast näinud, et siis tahes tahtmata sa ennast üldjuhul ei tunne kohe kõige mugavamalt selles olukorras või niimoodi kuidagi hästi. Mulle meeldis see, mis ta nagu ütles ka, et Heinale tahaks värava lüüa ja Metsaga tahaks võidelda, et tal nagu kuidagi see, eks see on nagu selge ka, et kui sa 16-aastased premium-liigas, nimetame seda ikkagi läbilöögiks sel hooajal, eks ole, läbilööd, ennast kehtestad seal vähemalt mingil määral, siis sul nagu iseloomu peab ka olema. Et mulle väga meeldis see, et ta ütles, et nagu vanematel on väga paigas see, et kogu aeg öeldakse, et vaata, et sa ära ei tõuse, et hoitakse jalad maas, et järelikult seal on hästi ja kas või nagu see, et saadakse ka aru, et kool on oluline, eks ole, siin on olnud sellest juttu, et mis sest Palbergist nüüd edasi saab üldse, et tal on ju Vaprusega siin pikem leping, aga et kas liigub kuskil Eesti tippklubisse veel, praegu on see küsimus, et kui Vaprus nii mängib, nagu ta mängib, et miks ta peaks minema, eks ole, ta ei saa ju seal tõenäoliselt nii palju mänguaega. Või siis ongi juba see, et siis juba nagu ta ise ütles, et ta ei taha enam minna kuskile akadeemiasse, vaid siis juba kuskile välismaale, tuublisse või mingile sellisele tasemele, kus ta ka mängida saaks. Et see kooliteema, see on siis nüüd nagu maha kukkunud, et kui ta niikuinii juba praegu on nagu e-õppes, et see on ka mõistlik. Ja see näitab ka, et nagu mõeldakse, planeeritakse, et kumbki pool ei kannataks, eks ole. Et see taustsüsteem tundub, on tal nagu tugev ja enda iseloom paistab nagu ka hea. Et ta ei tee nagu väga kuskil intervjuudes, mida ta siin mängu järel mõned üksikud on saanud anda enne ka, et ei tee nagu väga suuri sõnu, aga samas nagu ei ole ka nii, et pealgade vahel, et mis nüüd mina, eks ole. Ei ole nagu tossike. Jah, ei ole siuke poisike, vaid nagu ikka siuke, noore poisi, siuke tahtmist täis, lähen näitan kõigile, aga nagu ikkagi mingis mõttes nagu juba see on nende täismehe suhtumine, et kuidagi sümpaatse mulje on. Nii palju, kui sealt Pärnulinnast kuulda on, siis on tegemist sellise, ütleme, Balenciaga T-särgiga veel trennis ei käi, mis on väga positiivne. Indet koolis, mida? Prinsi käest ikka kohe üle kukla ka, ma arvan, kui sa seal nagu väga hakkad ette kujutama. Ei, aga seal on need sõnumid, mis sealt tulevad, et on indet korras, nüüd läks alles hiljuti vist õppele. Jah, sellest aastast septembrist. Vanemad on nagu väga oluline osa sellest tugisüsteemist, aitab ka Harri Ojamaa, nagu sai lugeda, et pigem selline rahulikum vend, et see on hea märk, aga loomulikult sa ei saa nagu tulla ühe riigi koondisesse ja siis nagu olla niuke, vaatame, et mis saab ja kas ma ikka, kuidas ja mis, et ikka tahad ju. See on nagu, ega minagi omal ajal, kui ma siia Tallinnasse tulin ja siin jalkaskeenes liikuma hakkasin, siis samamoodi olid ju, mina olin ainult telekast näinud, ma ei tea, Mart Poomidest kuni Andres Ooperiteni ja Tarmo Kinkideni või mis iganes. Et tänaseks päevaks võin ma neid sinatada, on ju, või Kostja Vassiljevit või ükskõik keda, et eks ta käib nagu järk-järgult ja see vajabki seda, et 16-aastane tuleb kohale. Seda sa ei karda, et nagu noor poiss hästi palju tähelepanu, kõik tahavad intervjuusid, videolugusid, asju teha, et nüüd äkki kuidagi see pähe lööks, et vist nagu ei ole seda hirmu. Eks oht on nagu õhus alati sellisel juhul, aga ega me enne ei tea, kui me nagu nüüd ei näe, mis on tast saanud, ütleme, poole aasta pärast. Mina ei tea, nagu me siin enne saadet rääkisime, et ajakirjandus ja eelkõige lugeja, kuulaja, vaataja tahab nagu midagi uut, värsket, tahab mingit lugu, nagu sinu sõnad on. Aga nii on. Mulle meenus siin, ma ei tea, kuu-paar tagasi Markus enda laused, ma nüüd täpselt tsitaati ei mäleta, aga sa ju võrdlesid teda maailmastaaridega Eesti kontekstis, et kui nii palju väravaid, see väravate mängude suhe Eestis, see on ikkagi võrreldav nende tippudega. Jah, tal on vist võrreldes isegi Sapininiga vist, tal on pea 2 korda vähem mänguminuteid või? Et ei, loomulikult on see, mul ei olnud 16-aastasena, ma ei tea, palju tal on 13 või? Palbergil on 13 kirjas või? 13. Mul ei olnud 16-aastasena 13.
et ma lõin 17-aastasena esimese hooaja, ma lõin 1. No sa ei olnud päris see vend ka, kellele otsa oleks nagu vaadatud, et löö nüüd, et tal on natuke teine roll, aga jah, ega tema otsa ka veel enne maid või ei no ajaga ründaja, selles mõttes lihtsalt. Jah, ründaja üles. Ütleme jah, Premium-liiga mänge vära, vaid 23-13, pole paha. Jah, et päris sellised Keini ja Mbappé ei ole nagu, kellel on seal, Keinil on vist juba, kas oli 11 mängu koos koondisega ja 19 väravat, et see paneb nagu 2 kaupa juba, aga pole paha ikka. Aga ja need sõnumid, mis sealt Pärnu poolt veel tulevad, on need, et ikkagi Pärnu tahab teha ikkagi müügi otse kuskil ise. Et siin mingi, kõlab loogiliselt. Et luua siis, ma ei tea, ma ei taha öelda pretsedendi, aga tasapisi ka need ütleme, top 4-st allapoole minevad, meil on ju Narva Trans on siin nüüd müüki teinud, on ju. Harju, Tammeka. Kõik tegelikult, et siin nagu pretsedent oleks ta võib-olla vapruse kontekstis, aga ongi aeg nagu neil ka teha, eks. Ja vist mitte nagu, või Eesti mõistes ikkagi väga korralikku müüki, et saame näha, aga pikk leping on mehel, siis sa ei hakka teda 350 eest ära kandma, eks ole, see on ka selge täiesti. Aga endiselt jääb sinna see, et sellises olukorras, ma ei tea, ajakirjanduse, kõik kõrvalseisjate, fännide, ma ei tea, tema enda nagu karjääris seal ei saa nagu, vähemalt minu arvates, et sõnad ei saa nagu eespool käia. Et rahulikult tuleb seda asja võtta, tuleb toetada, tuleb aru saada, võt siin ongi see koht, et tuleb aru saada, et meil on see miski või selles poisis on see miski ja nüüd tuleb sellele nagu eri tähelepanu suunata. Sellega tuleb tegeleda, sellest tuleb aru saada, et meil on mingisugune asi käes, sellega on vaja nüüd tööd teha. See on ropp töö, mis on et vaja teha, et Pärnu vaprusest minna hammarpüsse, siis see on ropp töö, et seal nagu adapteeruda. Nagu tal endal põhimõtteliselt ütleme ka, tuleb nagu nüüd lihaluudele kasvatada, eks ole. Et, jah. Ma vaatasin korra neid minuteid ka, ja sul on õigus praktiliselt 2-kordne minutite vahe võrreldes Sapineniga, et seda nagu silmapaistvam. Et nüüd ta siin viimasel ajal on olnud nagu kindel põhimees, aga ega hooaja alguses ei olnud ju niimoodi. Alguses tervisega veidi kimpus ka. Esimene värav tuli mais vist. Võis olla. Aga kellest nagu võib-olla kogu selle Palbergi jutu valguses on nagu täiesti mööda vaadata ikkagi uus mees on ju Mustmaa, et ta on, me oleme temaga siin mitut puhku intervjuusid teinud, kui ta on U21 koondises olnud niimoodi vaikselt tõusnud oma karjääris ja nii palju, kui ma nagu kuulnud olen, siis U21-s, eks sealt ju ka Henn kõvasti võtab just kui ta tahab nagu teada saada, et kuidas mees just sellistes koondise akendes nagu hakkama saab, kuidas töösse suhtumine on kõik see, eriti välismaal mängiva mehe puhul, keda sa igapäevaselt ei näe ja Mustmaa on ju väga pikalt juba välismaal olnud. Sealt tulevad nagu on tulnud nagu väga positiivsed sõnumid, et ma arvan, et see on ka üks asi nagu, et just käi seal, meil on olnud neid siin natukene varem on olnud ja on praegugi siin olnud alles värskelt nagu seda, et A-koondise kutse saad, ütleme A-koondisesse ei mahu, siis sa oled U21 koondise nimekirjas, siis see nimi sealt kaob järsku nagu, eks ole, et see tihti juhtub juba mingite selliste karjääriplaneerijate ja ma ei tea, agentide ja võib-olla vanemate ja kellegi nii-öelda mahitusel nagu mitte mängija ise ei ütle, mingi U21 mind huvita, ma ei lähe siin. Seda ei ole nagu tavaliselt, võib-olla mõnel üksikul, eks ole, aga siis on mingi karjääriplaneerimine hakkab nagu pihta, et vaata, et CV-s see näeb nüüd nagu halb välja, et sa lähed tagasi U21 juurde, kui sa juba oled A-koondises mänginud, blablabla. Et ega sa nagu sellega minu mõelest endale nagu teeneid ei tee ka A-koondise treeneri silmis, et Mustmaa on ilusti seal kogu aeg käinud, viimane kord jäi eemale, see oli kokkuleppel, see oli kõik arusaadav, aga et ma arvan, et selle pealt, kuidas ta seal oma suhtumist on näidanud, tuli ka see A-koondise kutse. Meenuta eelmise aasta Saksamaa U21 Kadriorus. Jah, täpselt, et kui neil kõlbab, nagu ADM-il kõlbab siin käia, eks ole, ja Voltemaadel, kes nüüd siin, ma ei tea, 100 miljoni eest või palju eest ta sinna Newcastlisse läks, eks ole, et kui neil kõlbab käia, nagu, et siis äkki kõlbab nagu meie omadel ka, et siin alles ju mängisime eelmises aknas septembris, mängisime Šveitsiga, seal oli ju ka, kogu see punt on täis mingisuguse Šveitsi kõrgliiga vendi, seal mõni on kes on seal Baskotšiga kuskil koos müranud, eks ole, ja kes on Käidi meeskonnakaaslane ja nii edasi, et neil nagu ei ole mingit ninaga viskamist, neil on see, et okei, kui ma ennast siin näitan, siis mul on võimalus saada A-koondisesse, eks ole. Ja nagu ma aru olen saanud, siis U21 peatreeneri Jani Sarajärvi ja A-koondise peatreeneri Jürgen Enni vahel käib ikkagi väga tihe ja
ja konstruktiivne suhtlus ja kindlasti tuleb sealt nagu alt U21-st tuleb siis väga adekvaatset ja ausat infot täpselt nende mängijate suhtes, kelle kohta Jürgen Enn huvi tunneb. No, üks asi on see, mis sa tõid välja, et see, et Mustmaa on ikkagi ennast U21 koondises tööstanud ja seal olnud ja seal teinud, aga ma arvan, et võib-olla isegi suurem põhjus, miks ta nüüd A-koondises on see, et ta ikkagi ju esimest hooaega nüüd mängib meeste liigat. Et varem ta on ju seal Benficas Portugali noortega mänginud, nüüd see Kreeka esiliiga, eks seal on ka ilmselt päris palju neid noortesatse, aga see on ikkagi meeste liiga ja ta on seal ju silmapaistvalt alustanud. Et noh jah, ta on nagu duublis, eks ole, et noh, praegu koondise nimekirja vaatad, siis tal on nagu kõrgliiga klubi on nime taga, eks ole, Kreeka kõrgliiga klubi, aga et noh, ta on seal duublis, aga just jah, nagu üleüldine hoiak on paigas, eks ole, ja nüüd ütleme Benfica U23, see ei ole ka päris nagu laste jalgpall enam, eks ole, et noh, pigem ikkagi seal on väga noored. Aga see praegune on nagu samm edasi, eks ole veel, et noh, tal on kuidagi see karjäär on nagu liikunud suht loogilist rada, et hea meel on nagu näha seda, et just selliseid erinevaid teid pidi nagu jõuab A-koondisesse. Ja noh, ütleme, seda ma ütlesin juba, eks ole, selle Eerme koondise kutse järel see, et vahet ei ole, millises premium-liiga klubis sa mängid, kui kõrgelt see tabelis on, kui sa oled hea, seesama see Usta näide, eks ole, kes on nagu seal piiri peal nüüd olnud. Kui sa oled hea, kui sa lööd, teed, siis sul on see võimalus, eks ole. Ja ilmselt suuresti selle tõttu on tagasi koondises kogu Raksin, kes tõesti nüüd viimasel ajal, mis ta on mänginud vahepeal teinud 45 minutit, selliseid mänge, aga ta on ikkagi, kui see Flora edukas periood oli, siis ta ikkagi oli ju rünnakul üks põhitegijad. No see keskmine kvaliteet, see on tal ikka minu meelest just tõusnud, nagu, et see ongi see, et sa võid ühes mängus sähvatada, aga selle pealt sa nagu A-koondise kutset ei tee. No ja meil on karjuv vajadus ääremängijate järgi. Ka seda. Et noh, tegelikult ikkagi see minu meelest see koosseis Henn küll ütles, et ta nüüd otse nagu nii ei ole, aga minu meelest see ikkagi peegeldab seda, et meil läks ju see septembri aken läks ju noh, ikka täiesti aia taha igate pidi, nagu mõlemad mängud, üks ühtemoodi, teine teistmoodi, aga et kui nüüd vaadata nagu ikkagi sinna ettepoole teravust, minu meelest Henn nagu selgelt otsib, et tal oleks seal lihtsalt ka rohkem käike. Et ega tal eelmises aknas neid käike nagu liiga palju ei olnud. Anierist Tammest me rääkisime, aga noh, loomulikult juba oli ka jutuks see, et Karol Mets tagasi. Ainus halb asi on nüüd see, et ei saanud ta nüüd ei tulnud seda ajaloolist eestlaste omavahelist madinat kõrgliigas, sest et Mets jäi pingile. Karl Jakobein Werderi eest mängis, Werder võitis. Heina pärast väga hea meel, 2 väga head mängu saanud. Peatreenerit see väidetavalt ei huvita. Natuke veider jutt see on. Saaks sakutada seda peatreenerit. Aga noh, ütleme, saad aru, nagu oma kasvandik kõik see, et mulle tundub, et see jutt on nagu suunatud rohkem selleks, et oma poisil mast maha ei läheks. Et vaatame, kuidas see reaalselt välja näeb, kui see Backhouse jälle mängima hakkab. Backhouse on ise ka mingi kommentaari, aga jäi ka nagu no ta ise ütles nii, et see teebki mind ka paremaks, kui Hein hästi mängib. No, mis on muidugi tõsi, eks ole, see ongi, ma arvan, et noh, võib-olla vaata, kui sa nagu näed mängija tüüpe ka, meie seda Backhouse'i ju ei tea, me polnud kuulnudki keegidest enne seda, kui Hein sinna klubisse läks. Me ei tea, võib-olla ta on selline vend, keda on vaja nagu natukene rohkem nii-öelda hoida ja nagu patsutada õlale, et pole läheb, eks ole, et ära nüüd muretse. Et võib-olla peatreener vaatab, et noh, Hein, see on kala näoga eestlane, et noh, sellel pole vahet nagu ja Heinal vist nagu ei olegi väga vahet, sest ta juba teab oma taset, ta on teinud 1 aasta hooaja La Ligas, eks ole, et noh, ta ei põe. No, selles mõttes, mis me siin, kui see üleminek, need kõlakad tulid või ametlikuks sai ju, siis me rääkisime ka ju, et ega tal ju Heinal midagi garanteeritud ei ole, eriti kui sa lähed laenule klubisse, kus on ees oma kasvandik, kes tahab mänguaega saada, kes võib-olla on ka järgmistel aastatel seal klubis esivärav. Keda võib-olla müüa tahetakse millalgi, eks ole. Aga Hein on laenule. See on alati see, eks ole, et kui sa laenule lähed, noh, ja väravavahiga on see, et noh, üks saab mängida, poole ajal ei vahetata tavaliselt. Et ega siin garantiisid ei ole jalgpallis, oli ju pikalt see, no oleks võinud ikka Rangersisse minna, no 7 mängust 1 võit, peatreener peab viilima minema kuskilt autoga mingi tagumise värava kaudu selleks, et bussi juures ootavad fännid talle vastu pead ei lööks, eks ole, ja siis hommikul tuleb uudis nägemist. 7 mängu kõik, eks ole, oleks see Russell Martin toonud ta sinna, võib-olla nüüd tuleb järgmine peatreener, ütleb mingi eestlane, ma panen oma poisi väravasse ja istud seal samamoodi, eks ole.
jalgpallis ei ole garantiisid, ei ole sellist asja. Vahepeal olid ju, neid kõlakaid oli lõpuks ikkagi päris palju, aga meenus, et Sevilla oli ju ka huvitav. Vaatasin eile mängu ja mõtlesin sama täpselt. Ja Sevilla ja eile just ju Barcelona kotti pani. Pani korralikult kotti. Ja läheb Sevillal läheb pigem hästi ka. Tõid sa tabalis mingi 5-6 et väga, väga korralikult nagu, et jah. Heina õnneks on tal kaks viisakat mängu all, et 2 viisakat mängu all, võimalus koondise eest veel 2 viisakat mängu teha, eks ole, näidata. Näis. Et ma ütlen, et natuke võib-olla seal on vaja seda, et kui see Backhaus saab terveks, et pannakse tagasi, et õelate eestlastena hoiame veidi pöialt, laseks mõne sisse külje alt kuskilt niimoodi, aga näis. Hooaeg on nii pikk, eks ole, et siin võib nagu igasuguseid asju juhtuda, et praegu nagu sellest mingit tragöödiat tekitada, Ja Hein oli meil väravas kindel siis ka, kui ta oli kuskil seal Arsenali eest mingis lasteliigas mängis juba, et siis polnud ka probleemi nagu, et mis tal siis nüüd peaks probleem olema. Eesti koondised, ma arvan, sellepärast nagu muretsema ei pea eriti, ei mõju. Aga eestlase kogu väljaku või muru peal duell jäi ära, jah. Jäi ära kahjuks, jah. Karol Mets jäi... Pildi said koos teha, aga rohkem... Pärast mängu vist tehtud, jah? Või oli enne? Vist pärast, ma arvan. Et tasapüsisel, väga ettevaatlikult tuuakse pärast sükust pikka vigastust tagasi ja mis siin tuubli mäng jäi tal ära, aga millalgi ma küsisin Metsa käest, et kuidas seal see praktika on, et kas esindusmeeskonna mängijad käivad, nii nagu meil on suhteliselt tavapärane, et esindusmeeskonna mängijad käivad siin tuublites minuteid hankimas, aga siis et see pigem on seal nagu pigem seda ei teha, et see on pigem arv, kui käiakse, et see liiga tase, kus see St. Pauli 2 mängib. Siis see neljas liigatase ehk regionaalliiga, ehk siis see sama, kus on seal Patrick Kristalid ja Sofjan Kuramid. Seal ikkagi nagu Bundesliga venna jaoks on natuke, et seal on ikkagi korralik nagu madistamine. Käärid on vähe suured. Vaatsin, et ega St. Pauli duubel ka, seal on ikka nagu tuimalt viimane selles liigas ja mäng oleks olnud liidriga, et võib-olla siis oleks nagu vähe kõvem vastane vähemalt, aga jah, ilm oli seal kole ja leiti. Mängi ära üldse. Leiti, et ei saa mängida ohutult. Ma isegi nagu veidi mõtlesin ka selle peale, et siis läheb kuskile sinna külapõllule võib-olla, ja küll teen liiga nüüd kindlasti vastastele, mõnel oli korralik staadion, korraliku muruga ja kõigega, aga et kes ütleb, et seal vigastada. Patrick Kristal võiks kommenteerida seda. Kes ütleb, et seal vigastada ei saa, eks ole. Ei, ma arvan, et seal võivad need käärid olla ka päris nagu arvestatavad. Mõnel klubil väga korralik, mõnel mitte nii väga. Et kindlasti näiteks Kölni duubel kuskil põllu peal ei mängi, eks ole, see on ka selge nagu täiesti. Aga enne ju ikkagi pressikonverentsil tõi välja selle, et Metsa need liidriomadused, need on ikkagi, on ta siis, ma ei tea, 45 minuti vormis, 90 minuti vormis, et need, kui ta on koondises, siis just need liidriomadused, need tulevad ju ka, nagu Markus, sa rääkisid, need seal hotellis, söögilauas, treeningutest rääkimata, et need ju tulevad laagri ajal välja ja need on olulised. No loomulikult see on nende noorematele mängijatele. Kas või Paalbergile? Paalbergi tuleb, vaatab, kuidas Bundesliga mees, mismoodi toimetab, mismoodi käitub. Oma käega sööb, mis suhu paneb. Kuidas seda kahvlit hoitakse. Et loomulikult seda ju ikka vaadatakse ja jääb silma ja jälgid. No ja lihtsalt, eks ole, kogu see Mets viimaste aastatega temast kiirgab sellist ülimõnusat enesekindlust, sellist rahu, ja jätame isegi nagu selle Bundesliga kõik kõrvale, eks ole, kõik need liigad, kus ta on mänginud, eks ole, need on ikkagi, enamik neist on ju, ütleme Metsa mingi viimased 10 aastat, isegi tegelikult see põige sinna Saudi Araabiasse. Et see on ju see tase, mis Eesti keskmise Eesti jalgpalluri jaoks on ikkagi nagu ülikõva, mõne jaoks lagi, eks ole, et jätame selle Bundesliga nagu isegi. Et sellise vennaga, kes on Šveits, Rootsi. Just, kes on kõik need asjad nagu läbi teinud, kõik Hollandid, kõik värgid, eks ole, et see ikka natuke kiirgab edasi sealt. Premium liigas noored mängijad ootavad, et nende karjäär hakkaks samamoodi liikuma. Ja siis samas nagu vaatad võib-olla seal ka, eks ole, et tegelikult on siuke, parimas mõttes nagu tavaline lihtne Viljandi poiss, eks ole, et kui tema saab, miks ma ei peaks saama, kui ma tööd teen ja vaeva näen, eks ole, et ei ole mingi imeinimene, eks ole, et ei ole Messi, kes on nagu selliseid sünnib kord sajandis võib-olla, eks ole, pall jala peal
ongi nagu mingisuguse võlukepikesega kinni kogu aeg, et noh, Mets ei ole seda tüüpi mängi, see on suure raske tööga saadud kõik see, mida ta on teinud, aga et noh, seda saab igaüks teha. Eelkõige, mida nagu, kui siit anda mingi soovitus värsketele koondislastele või noortele koondislastele, siis noh, jälgige seda, kuidas viia ennast nagu selle mängupäeval sellesse mängu fookusesse või kuidas erinevad mängupäev versus siis mingi 3 päeva mänguni päev, et seal tuleb väga suur erinevus nende päevade lõikes sisse, noh, ma ei tea, kui me räägime Metsast või võtame nii teine kogenum vend, kes seal on, aga tasub neid asju nagu vaadata, et kuidas ollakse, käitutakse nendel erinevatel päevadel, et see on nagu öö ja päev, et kas Karol Mets, noh, kas ta võtab sul FaceTime'i kõne mängupäeval kell 12 kellegiga, et kui see pole just elukaaslane või pereliikmed, et kuigi ma kipun arvama, et äkki isegi mitte seda ei tehta. Kui realistlik see on üldse, et me Metsa niimoodi selle nulli pealt nüüd Itaalia vastu näeme nagu algkoosseisus? Mulle tundub vähe nagu kahtlane. Sankt Pauli peatreener saatis sõnumi. No sõnum oli juba see tuubli jutt oli juba selline natukene, eks ole, et noh, saad aru, et võib-olla see oli veidike nagu selle mõttega, et olge nüüd mõistlikud selle Eesti järgi üle pingutage, sest no ärme seda unustame, et kus ta vigastada sai koondises. Et noh, okei, Blessing kindlasti väga hästi aru nagu sellest, et noh, koondis on oluline, eriti väiksest riigist nagu mängijale, et noh, ma arvan, et Sankt Pauli ei ole mingi tüüpiline suur klubi nagu, eks ole, et ei huvita, et noh, meie maksame palka ja kõik. Seal, ma arvan, mõistetakse seda, aga noh, ta tahab seda meest ikkagi tervena tagasi saada ju, see on selge. No siin tuleb lihtsalt mõistusega võtta, et Mets ja koondise treenerid peavad usaldama eelkõige siis noh, Mets ennast ja treenerid siis Metsa, et mis tal see olukord on, et ma saan aru, et ta on tegelikult juba päris pikalt meeskonnaga treeninud, pallitrenn 0 minutit mängukogemust. Ja selle pealt oleks see Moldova mäng esimene, siis ma võib-olla isegi nagu noh, eeldaks, et noh, oled seal, elad sisse ja läheb Itaalia vastu nagu alustad. 11 kuud ei ole palli väljakul niimoodi puutunud. See on teine asi. Vast toimub seal ikkagi mingisugune suhtlus Eesti koondise Met-tiimi ja Sankt Pauli mingisuguse staffi vahel. Ei, suhtlus kindlasti, jaa, aga üks asi on see Met-pool, nagu, et noh, ma arvan, et kuna ta vaata, sa oled siin ka rääkinud saates, et neid tagasilööke, noh, tal on tulnud küll, on ise tahtnud liiga kiiresti tagasi tulla ja kõik, et ma arvan, et ta pigem on praegu nagu mõistlik, ettevaatlik. Klubihooaegu tegelikult alles algas, eks ole, et noh, kuhu sul nüüd nii väga kiiret? Kui sa istud ka need 2 mängu praegu, meil ei ole keskkaitses mingisugust kriisi ka sellist, kui sa istud need 2 mängu praegu, vaatad pingi pealt ja ütled, et poisid pange, ei juhtu ka mitte midagi, eks ole. Sul ei ole vaja praegu oma karjääri sellises faasis ennast lõhkuma minna. Nõus, ja need ei ole ju praegu sellised mängud, et me heitleme EM-ile edasipääsu nimel, et pigem on selline aken, kus me lihtsalt eelmise aknast peame vigade paranduse tegema ja see näitama, et see 0-5 see ei olnud päris see, mida me siin Eestis oskame. See ei ole isegi rahvuste liiga, et noh, kui juhtub absoluutselt kõige hullem selles alagrupis ja me jääme ka Moldova järel viimaseks, siis noh, jõle piinlik ja vastik on, aga sellest nagu ei juhtu midagi, eks ole, et noh, selle nimel ei ole mõtet Eesti koondisi võtmemängijal, kes võib-olla ütleme, noh, 4-5 aastat võiks nagu veel olla kindel põhimees, eks ole küll, kui terve püsib, et noh, ei ole mõtet lõhkuda ennast siin praegu. Aga kui mõelda, kummas mängus ta mängib, siis pigem arvaks, et Itaalia vastu ei ole võib-olla mõtet, kui seal on see terviseoht üleval. Ja, no kui on vajadus, siis võib-olla vahetusest 15 lõpus. No seal on see keeruline see, et tegemist on keskkaitsjaga, et kui oleks tipuründaja, sa tood 15 minutit, esimene mäng 30-45, siis hakkab järjest suurendama neid mänguminuteid. Ma tahtsingi sinna jõuda, et võib-olla just Moldova vastu, et mängu ülesehituses, et võib-olla seal see Metsa kasutegur oleks suurem kui siis Itaalia vastu. Pluss eeldada nagu võib, et äkki see Moldova meid ikkagi nagu jõhkralt oma kasti ei suru, et sul on seal nagu rahulikum, saad mingi selle just nagu tunnetuse nagu mõnusamalt kätte seal. Aga näis. Et ühesõnaga vist oleme siis ühte meelt nagu, et Metsa Itaalia vastu alustamas näha on ikka natuke raske praegu. Või? No annab välja mõelda küll ideaaltsenaariumi, aga ei, mitte võimatu. Aga 1-0 juhime Mets viimaseks 10 minutiks sisse, saab naha märjaks. Ei, seda küll, aga ma Moldova vastu otsustab esimese poolega mängu ära, tema põhis saab poole all välja. See oleks nagu ideaal või? Ja siis läheb Sankt Paulisse tagasi ja paneb. Ja hakkab panema. Jah.
selles mõttes, et annab nagu genereerida küll mingit plaan paigas, meil on täna veel siin koondislastega intervjuud, Jürgen Henn on ka seal, ma annan edasi seal. Tee nii, Jürgenson ütles. Martin Vetkal ka tagasi, korra oli juba juttu temast natukene, aga mul on novembris Slovakkia vastu 19 minutit, pärast seda me pole teda näinud täiesti ilmselgetel põhjustel, Rootsis läks nii pekki, kui minna saab, jällegi see, mida Kris juba Mustmaa puhul mainis, see üleminek meeste jalgpalli. Esimene katse läks untsu, teine nüüd tundub, et läheb väga hästi, sest et ta ikkagi mängib Hollandi esiliigas, tippmise otsaklubis kogu aeg 90 minutit. Hooaeg algas, koosseisus, jah just, et ei ole päris nagu suvaline vend, natuke jagab jalgpallist. ja nagu võistkonnal läheb ka hästi. Öelge nüüd ka, nüüd on ikkagi nooremaid kuulajaid, vaatajaid ka, kes on Dirk Out. No ma ei tea, guugeldage Dirk Out, asja, kes on Dirk Out? Jaak, sa mõtle nüüd. Mees meistrite liiga finaalis värava löönud. Liverpoolis mängis. Seal jah, on nagu põhiline. Blondide kiharatega siuke töömees. Ma just vaatan, paljud on neid, seda ma peast ei teadnud, paljud on neid Hollandi koondise mänge oli. Need oli palju? 104. 24 väravat. Et kui me räägime siin mängud väravat suhtest. Vaata, ei ole selline, kui sa mõtled nagu Dirk Out, eks ole, ta ei tule nagu kohe siuke, et okei, ülikõva mängija, aga ta ei ole nagu mingi selline superstaar. Vaat mis karjääri vend tegi. Ta oli see Ats Purje teisik. Jah. Ma ei mäleta, kas ma kunagi seda siin saates ütlesin, aga ta lõi selle A. Le Coq Arena esimese ametliku värava. Ja me ei räägi siin sellest ajakirjanike mängust. Me ei räägi isegi A-koondist omalisest mängust, et kõik mäletavad seda A-koondiste Eesti ja Hollandi mängu esimese mänguna, aga tegelikult päev varem toimus ametlik mäng U21 koondiste vahel ja siis ta mängis U21 ja lõi A. Le Coq Arena esimese värava. Just. 2001 siis. Jah. Et Eesti jalgpalliajalukku ennast kirjutanud mees. Tegi karjääri jooksul sellised tagasihoidlikult 800 pluss mängu. Midagi nagu tuli. Seda siis klubi eest, pluss siis mingi 100 veel, eks ole. Ja peaaegu 300 väravat. Karjäär. Kusjuures lõpetas väga ilusti, seda ma ei teadnud näiteks tema CV-st, et Türgis mängis, siis mängis Hollandis, aga et on lõpetanud sellises klubis nagu kõik me teame Šveitsi klubi Young Boys, aga tuleb välja, et Hollandis on olemas ka klubi nimega Quick Boys. Ma mõtlesin Old Boys. Ei, see on seal, kus see Argentiina? Vist jah. Ühesõnaga liigas, mille nimi on täitsa ausalt ka Terde Divisi Saturday. Ehk siis 4. liiga, seal tegi veel 3 mängu lõppu. Et niimoodi oma tingimustel läks. Aga ühesõnaga jah, Dirk Out, kes nagu tõesti võib-olla ei ole siin päris noortale enam tuttav, aga ülikõva vend ja Vetkal tema käe all pidevalt mängib, see näitab klassi ikkagi, et sai siin värava söödu just kirja. Põhimees, vahepeal sai punase ka, aga see oli mingi kohtuniku käks seal täitsa, et see tühistati. Aga selles mõttes huvitav, et meil sinna keskele ikkagi nagu väljakul on kohti vähem kui mängijaid, et jälle see sisemine konkurents, millest sa rääkisid. Ainsalu jäi välja, kes nüüd on järsku kaugutama kukkunud. Palberg ütles, et mis tema sai vist kõne Jürgen Hennilt üks päev enne seda, kui nagu välja hõigati, eks ole, siis teisipäeval vist, eks ole, kolmapäeval kuulutati välja. Et kuidas su mälus nagu see eelnimekirjad see ikkagi ju saad varem seda. Eelnimekirjad seda ütles, eks ole, eelnimekiri, see on selline, et vaata, väga tore, eks ole, aga sa ei oska, ma arvan, kui sa oled Martin Kris Palberg, sa ei oska elu sees oodata, et sa sealt eelnimekirjast päris nimekirja ka ei jõua. Ei, aga ta ilmselt ei osanud oodata väga, et ta seal eelnimekirjas on. Ta ju rääkis U21 koondisest, et võib-olla saab sinna. Ja, kindlasti, aga ongi see, et tore nagu tunnustatakse, vahel ju pannakse eelnimekirja ka, et nagu mängijale anda nagu signaal, et sa oled väga lähedal, eks ole, pane edasi, aga praegu mängid U21, eks ole, või kuskil. 40. sünnipäeva tähistav Tarmo Kink, palju õnne, on ju öelnud, et kõik Eesti passiga mängijad selle eelnimekirja saavad kõik Eesti passiga mängijad. Ei oleme ausad, eks ole, Tarmo Kingilik vint peale, aga et sinna mahuvad paljud, aga et millal nagu siis, kui sa koondises olid, millal see hetk nagu oli, et alati on mingi, eks ole, pressikas või mingi asi või üks pressiteade minu ajal need pressikonverentsi ei olnud, aga teade saadeti nagu ikka välja, saadeti ka eelnimekirjade teateid välja minu meelest, et öeldi ka nagu seda, mingi aeg oli, kus avalikustati see suurem nimekiri. Avalikustati, see vist oli nagu natuke sõltus ka treenerist, et umbes, et kas ta ütleb või ei ütle, eks ole, aga
Võib-olla kui palju varem mängija sattusid sinu meil sattus sinu listi. See võib olla jah, on elus olnud seda, et saad meile kuskilt kõige kõrgematelt jalgpallitegelastelt, mis tegelikult oled, ma olen jälle pimekoopiasse pandud, selge. On olnud ajad, kus on niimoodi ka info liikunud. Täpselt need päevade arvu ei mäleta, aga äkki oli see ala, tuli 2 nädalat enne tuli eelnimekiri või 2,5 ja siis mingi nädal aega ennem tuli see lõplik. Ja see oli nagu noh. Aga kas sa nagu enne selles mõttes, et kas nagu mängija saab nagu oluliselt varem ka nagu teada, et kuule, et sa oled lõplikus nimekirjas või see tuleb ikka suht nagu samal ajal mingi mõne päeva sees? Nagu Palbergil nüüd, et üks päev... No mis see on? No mina mäletan, et äkki tuli nädal enne koondise laagri algust, noh, kui esmaspäeval kogunetakse või pühapäeval, siis tuleb eelmise nädala esmaspäeval või sealkandis. Aga see oli nagu, noh, seal ei olnud mingi kindlat rütmi ei olnud, et eks seal oli mingisuguseid faktoreid, mis seda mõjutasid, aga noh, see on nagu omamoodi, noh, see suur nimekiri tuleb, noh, see väga palju, ütleme, noh, elevust tekitab, aga riietusruumis, noh, ma ei tea, Levadias, Floras, Kaljus, kus iganes. No ikkagi siis, kui mehed räägivad, et noh, et sa said või? Jah, sain. Sa olid ka või? Jah, olin. Nii, ja siis, aga siis muu info sul on puudulik. Noh, mulle pole kunagi Eesti koondise peatreener helistanud, et kuuled, et nüüd me valime sinu koondisesse. Mul ei ole olnud siukest, ma pole siukeses staatuses olnud. Ehk siis ma pidin, noh, siis käidi refreshid vahepeal nagu. Ja siis, noh, siis kui aeg hakkab nagu koondis hakkab lähemale tulema, siis nagu teed siukese viisaka kõne mõnele sõbrale, nagu räägid, noh, kuidas muidu ka, mis toimub ja siis aga kuidas sa selle kutse said juba või ei saanud või? Sul tuli meil juba. Sul sa said meili või? Ei, ma ei saanud, sa said või? Ma ka ei saanud. Äkki pole saadetud siis? No äkki pole. Siis valid nagu selle sõbra ka, kelle puhul tead, et see vend ikka on. Et noh, kuidas on? Aga umbes noh, ala selline see intervall tol ajal oli, et võin ka eksida, aga noh, loogiline on. Ma just mõtlesin nagu seda, et kui ma vaatan, mismoodi Ainsalu on nagu paugutama hakanud siin viimastes voorudes, et noh, et kas ta sai nagu mõni päev varem nagu teada selle juba, et kurat, seekord ei mahtunud või noh, eelnimekirjas ta kindlasti oli ju ikka. Et ta positsiooni on veidi muudetud ka seal Levadias. See info on tal kindlalt olemas, et nüüd on see lõplik nimekiri väljas, see tuleb meeskonnakaaslastelt kätte. Krisil on muidugi õigus, et noh, näljaks, et ega nüüd selle pealt ei ole, et mängija nüüd panen juurde, eks ole, aga et noh, jällegi võib-olla väike torge ka, sest oleme ausad, Ainsalu, noh, me teame, milline on Ainsalu tase ja noh, ütleme viisaka kahvatu natukene. On ta võrreldes eelmise aastaga ikkagi kõvasti nagu... Positsioonid, asjad muidugi mängivad ka rolli, eks ole, et kui me lihtsalt hästi lihtne vaadata numbreid, eks ole, kuidas ta lõi, aga mängib rolli ka see, et kogu see Levadia on sel aastal olnud selline kahvatum lihtsalt. Et noh, ütleme, kui me vaatame näiteks Rasmus Peetsonit, kelle nagu etteastetele koondi, siis minul küll isiklikult ei ole mitte midagi olnud kunagi ette heita. Et noh, ka Peetson ei ole päris sellel tasemel, kus ta ise tahaks olla kindlasti, eks ole, ja noh, kogu see Levadia tagaliin on, eks ole, olnud siuke nii ja naa nagu, et Ainsalu, noh, või vist, kui me siin hakkame nagu niimoodi vägisi tõmbama neid jooni, siis nagu Ainsalu koha mulle tundub, et on Markus Poom võtnud. Pigem isegi, mitte niivõrd Vetkal võib-olla. Poom on ju koondises, eks ole, olukorras, kus tal siin all oli selleks hetkeks, kui kutsed saadeti, oli üks algkoosseisu mäng üle mitme kuu Kalju vastu eelmises voorus. Nüüd siis, noh, kohe tõestas väga olulise väravaga Harjule, et vaikselt kogu vormi ja noh, ütleme, tema koht seal nagu kogu aeg seal piiri peal on olnud. Vahel sees, vahel mitte. No mehi on seal keskväljal. Aga mehi on, jah, et kui vaatad, siis seal on ju veel ka Palumets, noh, võtame Käit, Shane, Palumets peaks praegu olema nagu eelmise akna põhjal see esimene kolmik seal. No ei tea, Käit on siin mänginud äärel ka. No, Käit on äärel mänginud, Kristaliga on see küsimus, et Kristal on väga vähe saanud nüüd 2 koondise akna vahel duublis mängida, üllatavalt vähe. 2 korda on üldse pingil istunud ja ülejäänud 3 korral on sekkunud vahetusest ja mõnel korral saanud nagu mõned minutid. Et kui te vaatame seda, et Itaalia vastu eelmine kord alustas, siis kas ta nüüd selle mängupraktika pealt ka algkoosseisu kuulub? No Itaalia vastu vähemalt sellel esimesel poolel palliga mängus, nii palju kui seda Eestil oli ilmselgelt üks silmnähtavamaid. Jah, nõus. Et noh, ongi jälle selline natukene keeruline koht, et need on nüüd vist need asjad, mis loksuvad paika seal trendides, et seda näeb
näeb selle peatreener kõige paremini, et kuidas, võib-olla ongi selle võrra rohkem mängunälga nagu just jälle kodus ka, eks ole, tahab teha. No jaa, aga kodus ka ja nüüd koondis täna koguneb, mäng on ju laupäeval, ei pea vahepeal reisima, et siin on päris korralikult saadakse nagu koos olla ja just treenida, et ei kulu sinna reisimise peale nii palju seda aega. Ja siis paneme sinna juurde, kui me nüüd võtame veel, eks ole, et nii Käit kui Kristel, võivad seal ka just nemad eriti nagu olla seal ääre peal või kus iganes, eks ole, siis, või siis nagu seal 10 peale ees, eks ole. Et paneme Milleri ka sinna juurde veel, eks ole, natukene sarnases rollis, ja siis on sul veel Poom, Soomets ja Vetkal, et seal on ikka väga kõva sisemine konkurents. Ja ausalt öeldes ükskõik, keda neist sa nagu niimoodi vaatad, et kui tema alustaks, siis mingi šokk ei oleks. Ühegi puhul minu meelest. Võib-olla, ütleme, Poomi alustamine oleks natukene üllatavam, lihtsalt arvestades tema nagu viimase aja vähest mängupraktikat, aga ega tooli pealt maha ka nagu keegi ei kukuks, kui Poom oleks Itaalia vastu algkoosseisus, päris nagu päris nagu, see ei ole nagu see, kui Palberg oleks algkoosseisus, siis oleks üllatav. Aga siis hakkavadki luksusprobleemid Eestil. Et Jürgen Enn on jällegi, et kui sa ikkagi koduklubis, Patrick Kristel on võib-olla natuke nagu erijuhtum, aga pigem on nagu mulje jäänud selline, et Jürgen Ennil on ta selle ühe tsükli, kui sul see mänguaeg on minimaalne või hakkab kokku kuivama, siis ta nagu annab selle andeks, aga kui see nagu pikemalt läheb, siis see ikkagi hakkab mõjutama neid kutseid koondisesse, et see konkurents on hetkel juba selline. Et Vetkaliga on ju tegelikult nagu sama case. Et selles mõttes on oluline siin koondise mängijatel see, et tänasel päeval seal välisklubis olles valitakse selline koht, kus sa ikkagi saad praktikat, kus sa paistad silma ja kus sa nagu möllad ja toimetad. Soomets suht hea näide nagu, eks ole, praegu selline väga korralikul tasemel liiga tema jaoks, eks ole, et ta saab seal teha 90 minutit pidevalt. Mingil hetkel jälle sammu edasi ka, eks. Ja, et mingi ääremängija praegu olla, siis oleks vähe lihtsam. Kindlasti, äärekaitsja. Kuule, äärekaitsjast rääkides, Kris mainis juba Sinjavskit. Ei, ma mõtlen, saab siis variandi või? No jah, Sinjavskit. Jürgen Enn allus. Avalikkuse ma tulen korra selle äärega. Kui sina oleks praegu, Markus, oma karjääri parimatel aastatel, sa oleksid ilmselt ju koondisest põhimängija praeguses koondises. Ei no kus, mis... No... Parem kaitses. Kes meil parem kaitse praegu on? Meil ei ole puhas parem kaitse praegu. Peetson, Baskotsi saab sinu koondise karjäärist me oleme ju rääkinud, et kui sul seal mingil teisel ajal sul oleks palju rohkem neid mänge ilmselgelt. Mul oli Kams, Tõniste, Jääger. Edu. Võta endale koht. Aga vaata, ma arvan samas nagu, eks ole, võib-olla selliste vendadega konkureerides, läksid ise ka paremaks, eks ole. Halvemaks kindlasti mitte. aga praegu... Hea küll, läksid fantaasiasse. Aga praeguses kondises ju puhast parem kaitset tegelikult ei ole. On seal naturaalsed keskkaitsjad, kes võivad seda kohta täita, on vasakkaitse Larsen, kes võib seal mängida, aga puhast parem kaitset ju ei ole. Turri ei välja. Ussar, ma saan aru, et pigem ka tervislikel põhjustel, et ta ei ole siin... et meil ei ole Ussarit, et meil ei ole seal Lilanderi, eks ole, kes siin koduliigas on, nagu seda positsiooni mängivad eestlastest, et jah, selles mõttes see on võib-olla nagu kõige keerulisem praegu Henni jaoks, et meil on Siim Luts on parem kaitseks saanud. Ja ei olnud halb selles kusjuures viimases mängus. Tema taha ei jäänud asjad. Aga jah, et kui nagu vaadata korraks, ütleme, vaatamegi võib-olla nagu sellele koosseisule peale ka, et Hein väravas on nagu 100% seal ei ole küsimust, et jah, kukkus küll seal küünarnuki peale, aga vist ei olnud midagi. Veel on. Number 1. Ja ma saan juba aru, kui see jutt läheb jälle, las ta jääb. Meil on väga väravavahtide osakond on väga hea meil koondises, seal ei ole nagu probleemi, aga Hein on number 1, nii. Keskkaitses, kui me nüüd eeldame, et Mets ei alusta Itaalia vastu, siis on meil ju Kuusk Baskotšina, seal ei ole ju küsimust või on? Tunduks loogiline, ja Henn ju viimased valikmängud Norra ja Itaalia täpselt sama algkoosseisuga, et ta ju ei tee palju vahet. Mis sa seal nagu jäändid? Siis oleks, eks ole see, et kas sa nüüd paned sinna vasakule, siis mis sa Jürgenson niheled? Ei, ma kuulan, alati on huvitav see osa, üks osa sellest on see, et alati, kes valitakse koondisesse või siis teine on see, et kes mängima hakkavad põhikoosseisus. Aga ongi huvitav.
aga no ütleme, mis meil on siis, et Larsen paremale, noh, tundub nagu praegu kõige loogilisem ja siis panedki siis sinna Sinjavski sinna vasakule. No Sinjavski võis alistada, jah. Ma ise mõned... Ei oota, kes see keskkaitsesse panite? Baskotsi ja Kuuse või? Yeah. Nojah, kui Mets ei alusta. Ma arvan, et siis on nemad ju kõige loogilisem valik sinna kahekesi. Ju. Jah, Peetson paremale. No, Peetson on paremal variant. No, või Larsen... siis kui Mets mängib, siis on lihtsam, siis on Larsen, Mets, Kuusk ja Baskotsi. Jah, ei no siis on Baskotsi ääre peal tõenäoliselt. Aga... Eks palju on kinni selles, mis Metsaga otsustatakse teha. Jah, et hästi palju sõltub sellest. Noh, ja siis keskel, eks ole, ongi, ma mõtlesin, käid Shane Palumets oleks nagu kõige loogilisem seal. Ärakaitsjate juurde tagasi tulles, Sinjavski, noh, me ei ole ju teda nüüd koondise eest näinud ju ärakaitses, et no Jürgen Enn on teda kindlasti näinud. Ei, no seda küll, aga ma mõtlen, et kui nüüd selles aknas ta on ikkagi ärakaitsja koondises, siis ju oleks võinud ju või vaielga vastu, et Andorra vastu oleks? Noh, proovida. Ei, no me rääkisime siis juba seda, et oleks, kus sa siis proovid, kus sa seal ei proovi, nagu, eks ole, et las ta teeb siis seal. Et selles mõttes natukene nagu huvitav lükkada nüüd siis seal kaitsjana üles anda, aga no vaatame, võib-olla on ka mõte nagu selles, et seal vahetada midagi, eks. Davai, mine proovi Itaalia vastu, vaatame, jah, kuidas välja tuleb. Neil on sellised ääred eriti ei tee midagi, et noh, seal saad rahulikult joosta. Aga jah, ütleme jälle selline, ma endale märkisin üles ka, ei ole palju küsimärke sai nagu täpselt, et noh ongi see, et kas Mets alustab, kas need teevad, kes seal on, siis kui keegi on seal, siis sealt juba läheb... No kaitseliinis on kõige, noh see hakkab neid pusletükke sättima seal, metsa mänguvalmidus või mängimine. Mets tõmbab kõiki niite praegu. Kõik on metsas kinni. No, ikka. Aga noh ongi siis, et Kait Shane Palumets võiks olla nagu see loogiline kolmik seal, noh siis on see Kristali küsimus, eks ole, nagu sa ütlesid, et noh üks aken nagu ainult, et samas see tema aktiivsus, eks ole, me nägime isegi seal nii vähe, kui ta seal Andorra vastu mängis, tuli kohe, tõi nagu mingit elu, teravust. Samas võib-olla seda oleks hea just nagu hoida natuke Moldova mänguks, kes võib-olla istub nagu madalamal kaitses, sul on rohkem vaja mingit sellist venda sinna eegeldama vahele. Ja noh, siis Tamme alustamine tundub võimalik või mitte. Eks ole mis seisus, jah, see on Tamm on. Ta on ka istunud siin, eks ole, jälle, noh, Sappineniga on nagu suht paigas, ma arvan, et seal ei muutu küll miskit nagu algkoosseisu koha osas vast. Ei no kui Tamm, noh, sõltub ju, mis seisus see Tamm on. Mis mõttes ei sõltu või mis mõttes ei muutu, et Sappineni osas? Ei, ma arvan, et noh, kui vaatad, et Sappinen saab nagu ikka seal alustada ja müraga. Ei no kui Tamm on... Mõlemat ei pane, noh. Pigem vist ei pane, jah. No ei tea, mis seisus Tamm on. Või tuleb Tamm otse algkoosseisu, eks ole, jälle küsimärk, eks ole, nagu. Ja siis jäävad need ääred meil, eks ole, noh, ma arvan, Saarma koht võiks nagu suht paigas olla, eeldusel, et Jakovlev on seal taga, või see, vabandust, Sinjavski on kuskil seal tagapool, eks ole. Eeldusel, jälle küsimärk. Ja noh, siis on Jakovlevi koht, eks ole, veel nagu ka, et jälle sõltub nagu sellest, et kelle sa siis sinna parem kaitsesse nagu paned, sest Itaalia vastu tuleb kõvasti tagasi töötada, eks ole, Jakovlevil me teame, noh, eks ole, kiirus on tema trump, pikkus ilmselgelt ei ole. Et noh, jällegi valikuid on nagu hästi palju, aga seda õiget valikut teha on jälle hästi keeruline. Arvestades, et Saarma on ka nüüd Tšehhis saanud mängida ju paremkaitses. No, et siis see parem äär, arvestades, et Itaalia vastu tõenäoliselt tuleb teha kõvasti kaitsetööd, siis noh, ta on saanud seda nüüd praktiseerida mingi kuu aega või? Enne ütles hästi viisakalt diplomaatiliselt, et noh, kindlasti tuleb see Saarmaale nagu kasuks, aga noh, oleme nüüd aus, et noh, tood endale ründaja ja siis panete parem kaitsesse mängima, eks ole, mitte väikse minu silmis Eesti uus number 10 on järsku parem kaitseks saanud. Jah, et noh, see treener sai nagu kinga ka, et seal võib-olla teeme sellest ka mingid järeldused nagu. Et seal neil on ju hooaja algus täiesti pekki läinud seal, et vist siiamaani ei ole võitu minu mõnest. Ma arvan, et see asi hakkab jälle, et käit läheb jälle paremale. Ma kardan ka. Kuigi mulle ma ei tea, see üks mäng oligi äkki, peast ei mäleta, need mängud on kõik sassis, aga nüüd eelmises aknas oli siis Itaalia mäng. Et kuidagi ma ei tea, tal ei klikkinud seal asjad. Ta kadus ära seal sellepärast, et ta pidi seal hästi palju kaitsetööd tegema. Aga no see oli ka põhjus, miks ta suuresti sinna pandi. Just, jah, et noh,
ta sai hakkama tublilt, aga ma ütlen, et lihtsalt minu meelest Käidi parimad omadused sellel positsioonil nagu välja ei tule ja Eesti vajaks neid tema omadusi nii, et ta oleks seal keskel kuskil. Aga kui meil ääremängijaid ei ole. Selline see seis on meil praegu, et neid ääri ei ole. Puhtaid ääri, tegelikult. No nüüd on juba Kuraksin, Jakovlev, Saarmaa. Nüüd on parem. Kui puhas äärde on. Võiks olla ikka. Siis Mustmaa. Aga nüüd ongi küsimus, et kelle neist sa nagu Itaalia vastu algkoosseisu paned, eks ole, et see on võib-olla keeruline. Et just vaatad neid seda nimekirja siis nagu selliseid mehi, et vahetuses hea energia too ja neid on nagu küllalt seal, aga jah, et kes alustab see, ütleme, et töine nädal on Jürgen Hennil ees, eks tal mingi idee, ma usun, on peas nagu juba olemas, eks ole, kui ta selle nimekirja kokku pani, aga võib-olla jah, see just, et ta neid ääri on toonud, et see torkab silma võrreldes selle eelmise aknaga. Sealt meil nagu king pigistas ja nüüd on natuke paremini seal. Jaa, aga seda, siit tuleb jälle mängu see, et need mängijad teavad seda sama asja, mida me siin pläkutame, täpselt samamoodi saavad aru, sest nad ju näevad, kuidas iga trenn, muudetakse mingeid positsioone, treenerite tiim katsetab seda varianti, toda varianti, nii, seal positsioonis, seda, et seal vahetab, aga need mehed seal väljaku peal või seal positsioonil, kust nad pannakse, nemad ikkagi tahavad nagu ennast sellisest küljest näidata, et kuule, mina alustan siin, pane mind ükskõik kuhu, mina alustan siin, ma olen parem kui see, keda sa siin 10 minutit tagasi katsetasid. Et siit tulebki mängu see, nüüd on 5 päeva trenni, mõni päev tehakse äkki paar tükki. Et see ongi see põhiasi selles koondise laagris, et need treeningud ja see mänguks ette valmistamine just sellisel näol, et nii on. Nii on, et võime kiire ennustuse ära teha ka, siis jätame selle Moldova mängu, see on alles järgmisel nädalal, aga Itaalia vastu. Paremini tahaks ikka kui võõrsil. Ma arvan, et võiks tulla ikka nagu Tallinnas hoopis teistsugune mäng. Ma arvan, tuleb ka, eks päris 0-5, nagu ma vahepeal ütlesin ka, et ikkagi eelkõige tuleb endale tõestada ja siin Eesti inimestele ka, et staadion on välja müüdud, rahvast tuleb palju, et keegi ei taha väga tulla vaatama seda 0-5, et seal Itaalias püsiti ka 60 minutit 0-0 peal. Esiteks tahaks midagi sarnast näha ka siin kodus ja lõpuks ikkagi jah. No kaitses kõva ja rünnakul tuleb juurde panna, et nagu tegelikult Henni käest küsitakse ole ka, et mis sa nagu muuta tahaksid, ta ütles, et paremini tuleb mängida kui eelmises aknas, et muud ei olegi. Paremini tuleb mängida, tulemus peab ka parem olema, raske on siit punkti või võitu kätte saada, aga tulemus 0-5 enam ei tohiks olla. Ja kaotus ei ole probleem, nagu me nägime Norra vastu, kui sa lahkud nagu võideldes. Jah, nõus. Tahakski midagi sellist näha, nagu kodus Norra vastu. See võiks olla nagu ütleme selline kaotus on kaotus, sellega rahule ei saa kunagi jääda. Ja nagu me nägime, see Itaalia on tegelikult haavatav. See 4-5 või 5-4 neil Iisraeliga, eks ole, et kus nad lasid Iisraelil 2 korda ette minna, lasid 2-4 pealt tulla viimaste minutitega 4-4 peale, lõid 2 tükki endale, palun, võib korrata, me ei ole vastu absoluutselt, võite panna siin ka ilusti Donnarummale paar tükki ise, kui Eesti mehed hakkama ei saa. Et ühesõnaga seal on nagu selliseid hapreid kohti natuke. Kindel on see, et ega nad küll Itaalia koondislased mängivad siin üle Euroopa, on näinud siin igasuguseid staadioni väljakuid ilmasid, aga ega nad siin ennast ülemäära mugavalt ei tunne siin 11. oktoobri hilisõhtul tegelikult, et tuleb seda ära kasutada ja mul õnnestus eelmine nädal vestelda Itaalia U17 koondise, ma arvan, et ta oli mingi manager, kes ajab siis neid asju ja selles mõttes, et tuletame siis meelde, et Itaalia U17 on Eestis praegu. On Eestis ja kahjuks mängivad Eestiga ja skoorist me ei taha rääkida. Mängisid kaotsid jah 8-1. Aga selles mõttes, et vestlesin 10-15 minutit ja ütleme, täpselt samad mured ja teemad on Itaalia jalgpallis ja on meie jalgpallis, et see oli nagu huvitav äratundmine, et täpselt ei saa MM-ile või? Täpselt, üks see play-offi variant on, aga just noorte jalgpalli puhul, et kuidas et mis probleemid seal on ja kuidas tema neid asju näeb, et
U17 koondislased, kui nad seal võitsid esimese mängu Eestit on ja siis tulevad seal staariakatsid lähevad sinna manageri juurde, et meil on siin ikkagi Barberit nüüd vaja, et noh, et siis see... Barberit? Uraad. 17 aastat. Täpselt samad asjad, aga lihtsalt see algtase natuke teine on ja kust nagu minema hakatakse. Ja ütleme, neil on nagu alati see variant ka, eks ole, et kui mingi vend ikka nagu liiga aktiivselt hakkab sul seal Barbereid ja tüdruksõbrale ka hotellituba nõudma U17 vanuseklassis, siis sa lihtsalt ütled, et kuule, et oli tore, aga järgmine kord ei ole vaja tulla, et me võtame järgmise venna lihtsalt, meil nagu ei ole seda valikut nii palju. Nojah, et noh, aga noh, mis sa teed, on ju? Et see mõjutus on nii, täpselt sama hea teada, et inimesed nagu meiegi, eks. Aga Itaalial A-koondisest rääkides, siis ega neil on ju tegelikult, neil on endiselt selg vastu seina. Nad ei tohi endal mitte ühtegi libastumist lubada, ka viik on nende jaoks juba suht katastroof. Ja neil on endiselt see, et ikkagi väravate vahe on oluline. Ja no jah, aga Norra mängib ka samal ajal selles mõttes, et sealt võib nii-öelda nende mõistes ju abi tulla. Kellega seal Norral on? Eesti on neil jäänud, siis on neil... Selles aknas mitte, aga et... Eesti on novembris. Iisraeli peaks neil olema mängida ju veel kodus. Moldovat nad loputasid. Moldovat nad kloppisid korralikult. Kodumäng neil on. Itaaliaga on neil, Eestiga on ja siis on Iisraeliga. Jah, siis peab kodumäng neil oli, nii et see peab Iisrael olema. Seal oli ju ka see suur skandaal ja segadus selle ümber veel, et kas mängida ja kuidas mängida ja kes kohale tulevad üldse sinna ja nii edasi. Et aga Norral on selles mõttes jah, nagu praegu ikkagi kõik rahulik, et ega siin jah, Iisraeliga võrreldis Itaalia tegi endal nüüd elu natukene kergemaks ikkagi selle läbi häda saadud 5-4 võiduga, et muidu neil oleks ikka päris jama, nagu, kui nad oleks seal viiki mänginud, sest siis nad peaks hakkama oma teist kohta kaitsma, mitte mingist alagrupi võidust mõtlema. Aga endiselt nad ei saa endale libastumisi lubada. Nagu, Aga võiks tulla see libastumine? Võiks tulla. Et see on nagu Eesti pluss just, et meil pole mitte midagi kaotada. Me just rääkisime siin, et mis meil siin on ainult au, eks ole, selle nimel on teinekord nagu päris lihtne mängida, et näed, Norraga saime, miks me siis ei peaks Itaaliaga saama. Lähme Premium liiga juurde ka, et ega siin Kalju Vaprus tahame või ei taha, aga see tuleb vist tõsta esimeseks teemaks. Mis ma unustasin veel öelda, et koondisega täismaja sa ütlesid, et rongkäik asjad ka enne seda ikkagi, et enne mõlemat mängu, et Vabakalt ikka, jah. Seal mõni tund enne. 19.30 oli vist selle esimese mängu veel. Et hea võimalus nagu ka viia, nii nagu sa rääkisid, et kui mängijad viivad ennast nagu lainele, siis saab ka sooja teha enne. Ja vaja ka ilmselt selle ilmaga. Väike soojandus. Ma ei tea, mis ilm lubab. Ma tulen tööd tegema. Natuke vihmast lubab vist. Aga millal see enne nagu eestlast on murdnud, et nüüd on see mäng... Siin ju ütlesin nädalavahetusel, ütlesin mängijad ka, et mis asja, et vihm on õige jalgpallilm, et mulle meeldis siin mitu mängijat, et see on normaalne jalgpallilm, see ongi hea joosta ja kui saad sooja sisse. Et... Nüüd on see mäng kätte jõudnud, kus ma vist pean minema, siin nädala keskel pean käima seal matkapoes, mingi matkapood, kus müüakse neid siukseid soojasid, mingi soojad padjad on, mis käivad kinnast ja siis on siuksed soojad tallad, mis käivad jalanõude sisse ja siis on mingisugune kere ümber käib mingisugune pael või vest, mis kui võtad pakendist lahti, siis läheb soojaks ja eelmine aasta katsetasin need käeomad olid ikkagi veel järgmine hommik ka soojad leiged. Ma tegin mängu ära, taskus hoidsin sellised soojad kotid ja panin köögilauale. Hommikul olid veel leiged, need jalatallad, nad olid natuke õhemad. Need jahtusid ikkagi hommikuks maha. Aga väga kihvtid asjad. Nii kui pakist lahti teed, lähevad soojaks, selliseks leigeks. On asju välja mõelda. See on kõnekas muidugi, et kui sina juba räägid sellistest asjadest, siis abivahenditest, siis mees, kes tavaliselt ikkagi septembris alustab ka mängu T-särk seljas, nagu, pärast panen pusa peale. Jah, siis pärast on... Ei, kõik õige, aga lihtsalt... Ei ole veel tegelikult see aasta, tegelikult ei ole veel sellist korralikku ilma saanud. Praegu on pigem see tuul ja rõskus. Kuigi ma läbi teleka nüüd vaatasin neid mänge siin nädalavahetusel, siis mul hakkas küll külm. Ei isutanud eriti, eks ole. No näha oli ka siin ikkagi, kus oli 91 ja kus oli 250 inimest, et on natukene kohale jõudnud see, aga üks jällegi saab öelda, Põhjamaades mängitakse ka ja neil pole väga palju pehmem ilm kui meil. Saalivõtti superkarikal oli jämedalt 300. No võt.
aga Kalju Vaprus siis, kus lõpus oli hea, et ikkagi nagu nägid, mis toimus. Et ikkagi meil tehke nüüd korda, et igasugused valgused ja asjad, mul on täitsa ükskõik, kes maksab või palju maksab, aga tehke korda. Maksa ära. ei, minu asi on öelda, et kurat, tehke korda. Aga sa oled Nõmmelt, sa maksad? Ei maksa midagi, mis siis. Sa oled ju Nõmme vend. Mis see siia puutub? No, see pole mul isegi kodule kõige lähem Nõmme klubi nagu üldse. Ma saan aru, kui sa tahad, et ma hakkan sul midagi kinni maksma, seal mingit halli püstitamist jälle või midagi. Vaatame, millal see Bromsteedi järgmine üleminek siis tuleb. Jah, millal see raha tuleb. Ei no seal on ju ka see, et jällegi staadion, eks ole, ei ole Kalju oma, kõik see, ja siis veeretatakse seda kuuma kartulit ühele teisele. Narvas on ka vist praegu, eks ole, see, et lambid ei tööta, õhtul mängida ei saa, ühele teisele, ei tea, millal saab, eks ole. No seda Kalju Vaprust, seda toodi niigi pool tundi varasemaks. Ja oli siuke kehv film, eks ole, ja siis oli jälle siuke siilitudus, et mul alati on see Salme staadion see, kus vaatad, et seal mingid vennad jooksevad, kes, kus, midagi aru ei saa. Kunagi see oli siuke erijuhtum, et aga see oli ka aastaid tagasi, et nüüd meil võiks meil on staadionid olemas, eks ole, seal on isegi postid olemas, lambid on otsas, aga postid on vale koha peale ehitatud, eks ole, õige koha peal on vist kaablid on ju veetud, kõik asjad, eks ole, lihtsalt jälle raha vaja, pange püsti, tehke ära, et praegu üleskutse, ma ei tea, valimisteni nii vähe jäänud. Pane vanad lambid põlema siis. Pane vanad lambid. Ei tohi panna. Ei tohi või? Ei no, nad on nihkes ju selles mõttes, nad on väljakuga võrreldes nihkes. Mingi koht jääb liiga pimedaks. Valgustab väljakut üks meeskond saab paremini rünnata valgumas. Üks saab silmad lahti mängida, teine no tegelikult ei ole nagu, aus, see ei ole päris seal kodus sul põrandalamp ka suures toas, et lihtsalt keerad nagu õigesse suunda, et need on ju sätitud seal. Aga mingi lahenduse võiks ju leida, midagi võiks ju saada kuidagi. Aasta on märkamatult edasi läinud ja meil on sama probleem. Ja usu mind, see läheb veel aastaid, kaua meil Kadriorus läks aega, et sinna saada postid püsti ja lambid otsa ja nüüd saab seal mängida. No nüüd on niimoodi, et mul ka terrassil valgeks, seal põlema pannakse. Näed, aga ongi kogu linna osa kasu. Et aga ühesõnaga jah, mängust nagu väga palju muidu rääkida ei olnud, siuke pusimine, aga mina vaatasin 10 minutit siis jäi ja käsi ja penalti. Oli käsi või? No käe vastas palju käis. Ma ei tea, kus siit käsi algab. Siin on jälle see nüüd, eks ole, siin on nüüd suur eelis on nendel, kes meid pildis vaatavad, et seda käsi, see on see varruka osa, eks ole. Kuskil, õlg on siin. See on ikkagi käsi. Mis on siis käsivarras nagu. Nüüd on see oluline asi, mida nii palju, kui ma olen aru saanud, ja hõlavarras on vist see päris täpne määratlus. Et kui ma olen nagu aru saanud sellest, et mingil hetkel räägiti sellest siluetist, aga see on see, et kui mängija lööb peale, sa seisad, värav on sinu selja taga, sa seisad värava ees, eks ole, siis on see, et kui sa seisad nagu käed kõrval, siis kuhu sa selle käe siis keerad, siis sa nagu külge ette ei keera, käsi ära ei kaota, eks ole, siis arvestatakse seda, et kui ta läheb sul sellest lühikese särgi varrukast kõrgemale, eks ole, et siis on see nagu siluett, normaalne kuju, kõik need asjad. Kui sa tõstad käe kuskile pea kohale, siis see on natuke teine asi juba, siis sa teed kehapinda suuremaks. Aga samas jälle see, et sulle lüüakse nagu kaitsja hüppab, pall läheb üle tema pea, selja taga mõnekümne sentimeetri, kuni poole meetri kaugusel olev ründaja lööb sulle sealt peaga palli vastu kätt. No pluss õhus on üsna keeruline seda oma käsi kontrollida. Kuidas sa hüppad, kui sa käsi ei tõsta? See on ju normaalne. Seal ma ei vaidlekski, et loomulikult tal oli käsi selles jalgpalli mõistes või penalti mõistes oli tal käsi nagu loomulikust asendist oli üleval pool, ehk siis ta blokeeris palli lendu. Aga see oli potentsiaalne ohtlik olukord. Aga kordusest, mina vaatasin, ma ei tea, mis seal näitas 3 korda, äkki ma keerisin mõned korrad tagasi ka, et see läks vastu seda varrukat ikkagi. Aga ma räägin, et seal see varrukas, seal seda ei arvestata, seal on käsi. Õlg, kõik õlast allapoole on juba käsi, et seal ei ole sul seda silueti küsimust ega seda varrukat. Kui sa tõstad käe kuskile nagu kõrgemale, et seal on, ma ei ütle, et ma sellega nõus olen, aga lihtsalt see on see minu arusaamist mööda, see on praegu tõlgendus. Kõik need selle vooru pendlad oleks võinud andmata jätta. Ja siis ärme seda unustame, et kui kohtunik oleks selle andnud, võib-olla ma siis jauraks vähem. Kohtunik väljakul oleks selle andnud, sellise penalti. Tõstis käe kõrgele, minu meelest oli käega mängu, okei, las ta olla, aga see on nüüd jälle see, et me hakkame varriga seda mõõtma, uurima mitu minutit, eks ole, see on nagu natukene see
Inglismaal keegi ütles mõned voorud tagasi, kui seal ka jälle mingi käkk tehti, et see on see re-refereeing. Nägime seda muide ka just Inglismaa kõrgliigas alles viimases voorus, kus oli jälle see olukord, et kaitsemängija tõstab jala kõrgele, lööb nagu palli minema, tabab natukene vastast, pärast veel selgus, et vastu õlga, mitte näkku, nii et ei mingit penaltit. Peakohtunik ei anna, abikohtunik siis näitab midagi järsku, algul nagu ei näita midagi, siis räägitakse omavahel, siis järsku tuleb nagu otsus, et on penalti, siis lähme veel vaatama, ei ole penaltit, Inglismaa ei ole kõige parem näide ka, või Inglismaa kõrgliga ei ole parim koht, kus mingeid näiteid võtta, et seal on minu arust see asi väga lappes, et mille eest seal antakse penaltid, mille eest mitte, millised on punased kaardid, millised mitte, aga ma olen Markusega nõus, et ma ei tea, pigem ei taha näha ju selliseid penalteid, et ma saan aru, et ilmselt reeglite järgi kõik õige ja me saame kohtunikke nagu toetada, et tegid õige otsuse ja seal sama Siihul ju nädalaga varem, kui mängisid Kalju Flora, siis oli varrist tuli abi, kus mina laivis vaatasin ka, et Alliku vastu kindel penalti ja siis kordusest oli näha, kuidas ta tegelikult selle sama, mis jala vastu tal see viga tehti, see käis korra veel maha, kandis ja siis Alliku lasi seal jalad pehmeks, et aga mina ei tea, endiselt, ma ei tea, 3 penaltit määrati see voor peale vennu. Tuleta meelde, mis need ülejäänud oli? Sappenini vastu, siis oli Tostik ja siis oli nüüd see Pärnu, Vallik. Jah, just. Kõik maailmas poleks midagi muud, tabeliseisus oleks muutnud, või kas tabeliseisu oleks pingelisemaks muutnud või vähem pingelisemaks, aga kui poleks seal ühtegi neid määratud, siis ma väga ei janniksin ka. Oliver Twistis oli vist üks tegelane, kes ütles nii, et kui seadus on selline, siis on seadus idioot. Natuke see tsitaat tuli meelde nagu nende selliste penaltite peale. Natuke liiale läheme minu mõelest selle varri kruttimise ja sellega. Vähemalt maitse asi, aga on, mis seal ikka teha. Kaljule 3 punkti kirja ja Kalju nüüd 2 punktiga tabelis Paidest ees, sellepärast, et Paide tegi Kuressaarega 1-1 viigi. Kalju on päris kõva pronksisoosik. Ikka väga tugev pronksisoosik, et nagu Vladimir Vassiljev ütles pärast seda mängu, oli päris morn, kui rääkisin temaga, ütles, et 5 finaali, ütles veel päris mitu asja, seal 3 minuti sisse saab päris mitu sellist väga teravat lauset panna, kui sa oled nagu sõnadega osav ja ütled neid asju täpselt ja ta on. Ütles, et me ei respekteeri jalgpalli piisavalt ja see meid karistab. See on päris karm asi, mida öelda tegelikult. See on tegelikult see, et ja vastab tõele. Kui sa teed väljakul lihtsaid lolle vigu, siis jalgpall karistabki. Õnneks see on üks jalgpalli hea külg, et siis ta karistab. Sa nagu siis sa ei petta ära jalgpalli sellega. Ja lasedki Kuressaarele kiitus. Nemad tegid oma asja nii, nagu nad tegema pidid täpselt. Andero Kivi lõpuks jooksis 2 kaitsja vahelt läbi palliga, põhimõtteliselt palliga väravasse. Aga seal oli ikkagi riburada pidi neid eksimusi, Teelevits vist astus sealt välja, siis tegi mingi baleriini liigutuse. See oligi see, et üks mees eksib, teine mees eksib, seal nagu kambakesi ikkagi mingi keskendumine kaob või mingi asi, midagi on nagu valesti. Ja siis seal see Juhkam siis ei hakanud tagant torkima, sest tema teadis, et tal on see kollane all, mis ta sai päris humoorikas kollane oli see, kas ta möörigas, kas ta niimoodi möörigas. Ma ei saadki aru, kelle peale. Kas ta möörigas niimoodi peakohtuniku peale või? Mulle tundus, et mitte. Ma ei saanud aru, kas see oli vastase peale, kes võib-olla ütles midagi, või lausa nagu oma mehe peale. Lillander vist oli kõrval. Ei, Lillander rahustas seda. Lillander ei saanud. Korra tundus, et Lillander sai selle enda kraesse, aga siis nagu oli selge, et Lillander oli juba kõrval ja Juhkam karjus ikka kellelegi edasi. Aga mingi asi tal seal tohutult närvi. Kas see vastasele või siis... Vaata, seal võis olla see, et talle nagu küll kukuti jalgadesse, et vastane nagu midagi ei teinud, aga võib-olla siis midagi ütles või miskit. Juhkam on olnud päris pikalt vigastusega väljas ja ta jäi seal korraks nagu hüppama. Ei, seal tuldi päris korralikult jala lava peale tuldi talle. Tal oli võib-olla nagu see ehmatus korraks, eks ole, et jälle midagi juhtus, et siis võib sul tulla see emotsioon välja nagu, eks ole, et ja siis nagu
õiendatakse ka veel, eks ole. Aga kui ta niimoodi peakohtunik, no vähemalt kaamerapildis, ma vaatasin paar korda üle, tundus nagu peakohtuniku peale. Siis oleks teine kollane, ma arvan, võid ka kohe veel tulla. Nagu kaks kollast ühe karjumisest, mida sa karjud siin. Kui sa karjud. Aga sellepärast Juhkam selles olukorras, Televis lendas sealt oma positsioonilt välja, Saliste ja Juhkam tulid kokku poole, nii nagu selles olukorras ikka teha, sest seal oli üks ründaja ka jooksmas. See Televits, oli vist Televits, kes seal tegi mingeid veidraid liigutusi, ei võtnud seda palli ja siis Juhkam ei tahtnud seal torkima minna, sellepärast, et tal oli kollane all, sealt oleks teine kollane ja punane nägemist olnud, kuigi tagantjärgi oleks olnud äkki õige otsus. Neil liigi keskkaitseid ei ole. Ja Saliste ei jõudnud sellel hetkel seda nagu nii-öelda oma peast läbi lasta, et tema nüüd ei hakka siin midagi torkima, et siin peab mina sekkuma ükskõik kuidas. Ja siis jäigi siuke, võta saa, võta maa, kõhkleme, et vaatame, et me kokku ei põrka ja haiget ei saa. Ja Saliste oleks ta seal nagu täiega lõpuni läinud, siis see oleks juba kastis olnud ja juba nagu penalti oht, eks ole. Ja siis veel Tšarju ka sai käe vastu ja siis kuidagi sealt see pall ikka põrkas kivile ette, et natuke õnne ka, eks ole, aga selline välja teenitud õnn Kuressaare, ootasid oma võimalust, said kätte. No jaa, aga see, seal oli, neil oli võimalus see mäng riiulisse ära sättida vahetult enne vasakäärse, mis see brasiiliane on, mis iganes, tal on mingi erinevad nimesid. William Lins on särgi peal, meil oli ka omavahel toimetuses arutelu, et millist neist 7 nimest me siis kasutame, aga tundus nagu, et kui särgi peal on William Lins, et võtame selle siis. Et tal oli ju, tema lõi ju napilt tagant postist mööda. Mulle väga meeldib see poiss, et päris sümpaatselt mängib. Ja siis oli seal ühe korra Nõmm ju tegi mingi hea tõrje, see oli nurgalöögi peaga mingi olukord. No ma mõtlen just 1-0 pealt, et oli variant see ära sättida. Esimesel poolel muidugi Tšarju tegi selle supertõrje nagu Demidovi löögi vastu, kui näppudega kuidagi posti kõrvalt lükkas. Aga ei, Nõmm on Kuressaaret kõvasti tassinud siin viimastes voorudes küll. Kaitsjad on ka hästi mänginud, aga Kuressaarel ju üldse ülekandes ka räägiti ju, et kas oli 6 poolaega järjest taga 0? 5. Või 5? 5. Et 2-0 mängu. Enne seda ma küll külma kerisin neid mänge, aga sealt ikka andis otsida. Mida see viimane oli enne seda, et ärme neid mingeid karikamänge Kose vastu loeme. Aga nüüd ka tegelikult, eks ole, kaitses nagu korralik partii täiesti Paidel esimesel poolel täiesti selline harva nähtav asi, 15 peale lööki, 11 raami. Siis ei saadud ühtegi. Et jällegi nagu see kuidagi see rünnakute lõpetamine. Anierist me juba siin koondisega seoses rääkisime, et Anieril on selgelt praegu tervisvorm, kõik asjad, eks ole, ei ole 100%. Nähtamatu oli, kui ta vahetusest ja tuli ka oli nähtamatu. See Travalli tegelikult mulle jätnud sümpaatse mulje, et nagu selline nagu, selles mõttes nagu mängumees, et tuleb, teeb, rügab korralikult, möllab, värab ka lõpuks, läksin nüüd tema nimele või mitte, vahet ei olegi, eks ole, aga et tema pealt see tuli, on ju. Aga mis mind nagu kuidagi häirib, on see, et kui ma vaatan, et seal on 36 on Luts 36 vist, eks. 36-aastane Luts, 34-aastane Ojamaa. Miks need vennad peavad nagu läbi valu mängides kuidagi eeskuju näitama? Esimesel poole Ojamaa kõige teravam mees. Luts, nagu sa ütlesid, äärekaitses. Äärekaitses, jaa, aga see on raiskamine. Selles mõttes see Paidel on probleem, kui nad, nende see numbrid sisse lastud väravat räägivad teist keelt, nad on endiselt vähe Eesti liiga mõistes. Seal edatabelis vähe. No jaa, kui see punkte kaotad ikkagi selle pealt. Aga Lutsu paremas kaitses, mul Luts oli üks kõige ebameeldivad vendasid, kelle vastu ääres mängida. Et see on pigem nagu siuke, avapoole ajal tegelikult, nad mängisid ikkagi nii palju kõrgel, et ta jõudis sealt nagu rünnakut toetama ja ehitama oma jagu, aga jah, et see koosseis on õhukeseks kulunud, aga ma nagu ikkagi näen ka, et mõlema meeskonna protokollis oli, ma ei tea, kas oli 16 ja 17 meest või 17 ja 18 meest või? Midagi sellist, jah. Et nagu näed ka, et on mingid vennad, kes teevad seal 3-4 head liigutust ära ja siis on siuke, et tehtud. Ja siis 5 on mingisugune käkerdis, mingi valesööt, mingi asi, eks ole. Miks need vennad, kes tõesti me teame seda, eks ole, Lutsul on ju neid tervisemuresid olnud siin juba pikalt ja need on nagu sellised kroonilised, et ta mängibki läbi valu lihtsalt. Ojamaa on oma seljaga olnud siin juba mitu aastat hädas, eks ole. Need vennad jätavad nagu kõik väljakule endast ja mingite teiste mängijate puhul mul ei ole seda tunnet. See William Lins, nagu Markus ütles, on ka ikkagi pigem sümpaatse mulje jätnud. Jaa, ma ütlen, Travalli kõik, eks ole, aga et seal neil on probleem. Kõikumist on palju nagu. Keskaitses on probleem. Keskaitsed on vigastatud, Viktor Hugo, Nikita Baranov,
no Juhkam nüüd tuli tagasi. Juhkam tuli nüüd tagasi, Indrek Ojamaa, Tubatskits on laenule saadetud ja kohe peadki hakkama seal sättima, liigutama Lilanderi, võib-olla Salist, et keskkaitsepaar Lilander, Televits, kumbki ei ole keskkaitse tegelikult. Televits tuli ka ju alles tagasi, et või no, mitte nüüd päris alles, aga no jaa, aga tal on ka on siin asju nagu, et jah, kuidagi nagu ma oleks väga üllatunud, kui Paides ei tuleks siin suvel ikkagi mingisugust väga, või talvel siin väga sellist suuremat uuenduskuuri. Reha, jah, kui sa tahad nii öelda. Aga kui me siin jah... No vaata löödud väravaid ka siis näiteks liigas 6. või 6. number. Oli tõesti nii hull? 58 või 9? Ei, mis 59 punkte neil. 51 on väravaid. Sorry. Transil 52, Vaprusel 52. Ja Levadia, Flora, Kalju nagu nii rohkem. No, Kaljul on 60 ja siis Floral on 68, Levadial on 76, et ärme seal nagu loeme, et noh. Ja sisselastud need on seal top 1. Ei, sisselastutega on... Top 1 või? 2? Jah, ongi kusjuures, jah. Parim. Selle vooru järel on parim 5 vooru enne lõppu. Et kaitseda nagu ei... Mingid jalgpallipõhitõed. Mingid jalgpallipõhitõed kujundatakse ümber selle hooajaga või? Väga nihkes. Aga fakt on see, et mis me neid numbreid vaatame seda, et nad on praegu 4. kohal, 2 punkti Kaljust maas ja viimases voorus mängitakse omavahel, aga enne seda, kui vaatad, siis on Paidel on, tõesti ongi 5 finaali. Tammeka, Levadia, Flora ja siis Vaprus. Levadia, Flora, Vaprus. Levadia, Flora, Vaprus. Ja Tammeka. Ja siis viimases voorus mängivad Kaljuga omavahel, ehk siis kui on nagu, ütleme, vaatame niipidi, Kaljul on enne seda viimast vooru, Kaljul, kes on nüüd 2 punktiga on peal, Harju, Kalev, Kure, Tammeka. Üpris reaalseks hindan seda, et Kalju võibki siit kõik need 4 mängu võita. Sel juhul, et oleks enne viimast mängu veel midagigi, on vaja ju Paidel ka võita Levadiat, võita Florat, võita Vaprust. Ei ole lihtne sellise mänguga. Et ikka kisub väga sinna trumbid on hetkeseisuga Kalju käes. Seal on 2-3 puru ikka praegu Paidel täiesti, et seal võib-olla tuleb mingi väga hea käsi, aga et see on ikka sellega mängid ikka kõvasti käest ära nagu asju praegu. Ja kui me vaatame, kuidas Kalju mängib, eks ole, et kes just on selline võistkond, kes nagu viimastel minutitel võtab ja just nimelt võtab selle pealt, eks ole, et oleks see hammastega mängus kinni ega Vapruse vastu ka. Okei, neil oli rohkem šansse kõik, eks ole, aga võeti jõuga ära, et okei, võime sellest penaltist rääkida, kuidas see tuli, aga ikkagi lõpuks tekitati mingi olukord, kust see tulla sai. Kalju on see vanaja Kalju, kes oli eelmise aasta lõpus, kes oli selle aasta alguses kevade poole, et viimane kuu ju suurepärane Flora, Levadia, Sellili raskes graafikust. Ja kõik pidevalt, eks ole, just mängu lõppudega ära võetud. Viimased 4 või 5 mängu on päris 85 pluss, aga 75 pluss. Viimase 15 minuti sees löödud väravatega nagu seal, eks ole, et lõppudega, tugevate lõppudega. Et on räägitud sellest, eks ole, et see on nagu see Andrejevi efekt, eks ole, mis vaieldamatult on tõsi, et Kalju mängijad nagu usaldavad, usuvad, peatreenerid mängivad tema nimel, aga hakkad neid Paide treenereid vaatama, eks ole, et siin nagu hakkame sealt Sahovaikost juba minema, eks ole, et isegi Voolaid, Stoikovitš, Vassiljev, et kas seal nagu ei ole kirge, et kas need treenerid ei taha nagu võita või ei ole ju nii, et lõpuks peavad mängijad ka peeglisse. Tema nimel, ega ma ei tea, siin on hea nagu võrdlus, nagu alati mulle meeldib okei, see on see 5% juurde. Võtan, mulle meeldib need mängud, kui Inglise jalgpallihooaeg hakkab lõpule lähenema ja siis on seal need pundid, kes on kas lähevad sinna väljalangemistsooni või seal piirimail. Ja siis võtke nagu viimased hooaja lõpumängud, need, kus need pundid mängivad, osalevad. Sa saad seal, nagu sa vaat teleka käima, sa saad nagu sellest, kui nad sinna väljakule marsivad, sa saad aru. Et elu ja surma peale. Et seal pannakse nagu kõik, absoluutselt kõik mängu nagu selle nimel. Mis sest, et nad on $miljonärid, neil on kõik elus hästi midagi, aga miski pärast nendel hetkedel nad hakkavad nagu kuidagi eriti möllama ja see kõik nagu peegeldub sinna teleekraanile mulle välja. Ja seal ei ole nagu seda, et hirmus head treenerid on, kes nüüd mingid hirmsa motivatsioonikõne peavad, see peab ikka mängija seest tulema. No see peab mängija seest tulema jah, et see on see auvärk ja sportlik viha ja seal muud asjad nagu, see on nagu
ütleme, piinlik on, kui sa sinna langed sinna allapoole ja siis hakkab mingi selline instinkt tööle ja seda tahaks nagu näha nagu tegelikult ka nüüd Eesti meeskondadel, et okei, siin tuleb nagu tunnustada tegelikult, ma nägin, Kuressaare on seal, ma nägin seal seda, seal ebaõnnestub mingisugune löök, joostakse tagasi, on siuke kehakeel on selline, et davai, et ei ole hullu, on ju. Aga on ka mõningad meeskonnad, kus ma seda nagu ei näe, et on siuke loidus või uimasus, et siuke tunne näeb nagu, et ma ei taha nagu halbu sõnu kasutada, aga mis saab? Aga ongi nii, et Kuressaaret nagu vaatad, eks ole, siis kui nad jäävad kindlalt püsima, siis selle peal, võitluse peal. Ja Harju tegelikult Flora vastu, me jõuame selle mänguni. Aga räägimegi sellest. Siis seal peegeldus ka seda siukest nahaalsust, tahet, kirge, tahame punkte saada. Ja see ei olnud nüüd see üks mäng, see on Harju viimastes mängudes, see ongi neil edu toonud. Ja kuigi mingi vahe hooaja keskfaasis neil ikkagi see kadus nagu üleöö järsku ära. Just. Ongi hea näide nagu sellest, eks ole, et kui sul näiteks, ma ei tea, siin Levadia või Flora või kellegi teise vastu seda ei ole, siis Harjusugune võistkond nagu mingisuguse individuaalse talendi pealt ei mängi, eks ole. Kui see on... üldjuhul ei mängi. Pigem ei mängi, eks ole. Ütleme, tulemust välja ei mängi. Kuigi seal neid huvitavaid mängumehi on palju, jah. Aga ikkagi ma ütlen, et sul see peab olema ja siis ehitad nagu selle peale selle, et aeg-ajalt Sillamaa võtab palli ja driblab mingitest vendadest mööda, eks ole, piltlikult öeldes. Et jällegi, et me nüüd hüppame siin mängude vahel, see juhkami olukord, kus seal see Kuressaare vend nagu korralikult jala peale tuli, ei teinud teist nägu, keeras selja, jooksis oma värava poole, juhkam seal kelle peal ka harjus, et see oli ka sarnane nagu tõestus selle kohta, et pandi kõik mängu, et üritatakse, pingutatakse, et kui mitte midagi muud, siis paneme keha, möllame, teeme haiget ja jookseme. Flora Harju puhul ka jälle oli nendest penaltitest juttu, eks ole, just see sama nagu see Tovstiku olukord, kus ta oma teise kollase ja punase sai, et kui sa nagu karistusalas ennast keerad, siis sul ei ole nii-öelda käed taskus, eks ole, nad on kuskil natuke väljas, minu mõelest ka selline õnnetu juhus, samas kui sa nagu karistusalas tabad käega vastast näkku, siis on ju pigem penalti jälle, et siuke valus hetk, aga Flora jällegi näitas seal, see oli ka selline murdumise koht, eks ole, et sa lased penaltist 1-1 lüüa, sa jääd pool tundi enne lõppu vähemusse, isegi rohkem, 55 oli seal ju mängitud, kui penalti sisse löödi. Aga siis sa lööd 10 vastu, vastane võtab punase ja lõpp on jälle selle võrra kergem ja sa saad oma 3 punkti kätte. Ja see on see meistri sisu. See on sisu, ja see on see Flora, kes nüüd mingites mängudes, ütleme, kellel ka see sisu nagu ootamatult natuke ära kadus just. Mõlemad, kes tiitli konkurentsis on, nii Levadia kui Flora on vähemalt selle nädalavahetuse mängudes jätsid meeldivalt positiivselt rahulikku mulje. Et ma ei näinud mingisugust ka Flora puhul. Levadia puhul saad aru, et tegelikult on nüüd see, ütleme see tervi kaotus mis siin oli juba paar nädalat tagasi. Sellest on juba veidi mõni voor möödas, eks ole. Kus oli võimalik nagu oodata või see eeldada, et võib mingi murdumine toimuda ja siis peale seda Flora poolaega, kus oli 0-2 taga, tuldi välja, aga mõlemad meeskonnad kuidagi, Flora ka oli Harju vastu ei rapsitud, oldi nagu kuidagi aeti oma asja, mitte nagu loiult, aga nagu oma asja, ei olnud sellist närvilisust, rumalaid pallikaotusi, sellist rapsimist ei olnud. Natuke nagu see, et sa jõuga surud ära ikkagi. Minust ikkagi natukene oli seal Flora mängus. Ma just tahtsin otsida seda sealt, ma vaatasin, aga ma ei leidnud. Kas või Konstantin Vassiljevi käitumine väljaku kõrval, ta ikkagi keskmisest kõvasti rohkem ikkagi tõstis häält, vehkis seal kätega, tema ei olnud seal mingisugust asjadega rahul, seda oli korduvalt näha. Samas lõpuks on see, et kui sa seal lööd ära, võidad, võitjad tule kohti mõisteta, eks ole. Tuli see nagu rabedalt, tuli see kuidas, aga Levadial muidugi Tammeka vastu 3-0, ütleme, võib-olla natukene nagu isegi ei peegelda päris täpselt. Need penaltilööjad on vaja ka kiita, et seal Männilaan lõi ära, hea penalti oli. Tõuges lõi ära ja kes see kolmas oli siis? Kes ära lõi? Kriis, jah. Lõi ka korralikult. Tõuges oli 3-3. Aga jälle Levadia Tammeka 3-0,
eks sealt oli see mingi siuke närviline hetk, et see olukord just, kus Vendel seal selle teise värava lõi, mida lõpuks ei loetud ikkagi, et seal kuidagi natukene läks nagu vähemalt siis, ma ei hakka siin hinnanguid jagama, nagu mängijate meelest oli näha, et läks nagu käest ära see, et üks tõukamine on viga, teine ei ole viga, siin lased mängida, seal vilistad ära. Lõpuks ikkagi jooksis nagu õigesti, et Tammekal võeti rünnak ära selle Peetsoni pikali lükkamise eest ja siis Levadial võeti värav ära selle eest, et Ainsalva Tanda pikali lükkas. Kui palju seda lükkamist seal oli? Eks mõlemas olukorras, vähemalt nad olid nagu üsna sarnased olukorrad, et vähemalt siis nagu ühtemoodi, et mõlemal poole viga nagu, eks ole, et see eks seda on jälle varriga nagu vaatamine, et ma oleks selle Levadia puhul, ma saan aru, natukene pahane, kui sellise nagu taganeva mängija käe külge panemise eest ja siis loomulikult ta kukub, eks ole. Atanda oli, minu arvates Atanda oli seal juba ise ennast kuidagi ebamugavalt sinna sättinud, et tal oli juba endal jalad veidi sõlmes seal. Just, et ma oleks Levadia mängijana, ma oleks päris kuri, kui siuke asi ära võetakse, nagu, eks ole. Aga just jälle see, et vahetult enne seda oli sul olnud 2 olukorda vist, eks ole, kus nagu tuli vile jälle Tammeka vastu, et siis ma ei ütle, et kohtunikud selle pealt otsuse tegid kindlasti mitte, aga et hea, et see nii läks, et see ära võeti, sest muidu oleks seda kisa olnud nagu taevani. Aga siis ikkagi poole lõpus Mendel ikkagi ära, eks ole, teise, siis oli juba... see oli ilus, see oli paganama ilus värav, mis ta lõi. Üldse näed, vaata, mees on vormi saanud ennast. Oot, millisest väravat sa mõtled? Mina mõtlen seda peaga. Jah, see oligi teine, jah. Kus ta ikka kerkis seal, see oli ikka üle selle... Üle miili 2 korda, 2 pea jagu või? Normilt kerkis selle. Miil väga hüpanud ka. Sa ei saagi hüpata, sa hakkad seal hüppama, sul on mees kukil juba, sa ei hüppa seal kuhugi. Aga näed, jälle, eestlased jagasid sööte. Levadia puhul on tunnetuslikult, ma nüüd statistikat ei tea, aga kiired väravad. Kui saadakse kiire värav, siis üldjuhul tuleb ka selline mugav 3-0 võit või midagi taolist. Siis nagu mäng jookseb ka, jah. Seda küll. Seda küll, ma ka ütlen täitsa nagu subjektiivselt, et kui nad seda kiiret kätte ei saa, siis vaata hakkab kohe mingi siuke sel hooajal just mingi väike närvilisus tekkima. Et oli mingi periood, ma mäletan selle hooaja jooksul kuskil keskel, kus nad nagu ei lasknud ennast kõigutada sellest eriti. Aga nüüd pärast neid euromänge ja asju, siis on nagu küll olnud nii, et kui kiiret kätte ei saa, siis läheb nagu kuidagi siukseks ebalevaks see mäng. Aga jällegi, kui sul on nagu esiründaja, kes nagu järjepidevalt lööb ära ka, siis see annab jälle meeskonnale mingit enesekindlust, eks ole. Et okei, paneme palli sinna, küll ta midagi teeb. Teine poole oli pigem selles mängus selline, et pigem on kahju, et oma elust 45 minutit raiskasin, väga ei olnud midagi vaadata, nii igav oli. Jah, eks neid tuleb ka nagu sisse siin, et meil nüüd on koondise paus, aga siis tulevad ju jälle kohe topeltvoorud asjad, et ega üks mäng selline, mille kohta ma nagu isiklikult väga palju midagi öelda ei oska, on Kalev Trans, et minu meelest täpselt selline mäng, nagu me oleme varem ka Kalevi kohta rääkinud, et nad suudavad mängida väga paljude võistkondadega Premium-liigas võrdselt, aga mitte 90 minutit. 45 minutit, Kalev esimesed 45 oli isegi väga palju parem võistkond kui Narva, ütleks ma. Aga praegu nad on ikkagi lõpuks on see, et see ei loe mitte midagi, kui sul 90 minuti lõppedes on 1-3, eks ole. Kaotustablool. Vahet ei ole, kas Trans tuli bussist, nagu Maksimkin ütles, või kus nad magasid esimesel poolel, eks ole, tulid, tegid oma töö ära. Tammekal tõusid muide jälle Vaprusest mööda, nii et seal on ka siuke mõnus võitlus. Tammeka Vaprusest? Ei, Trans Vaprusest mööda. Tammeka kohta tahtsin öelda, et 5 mänguga, või Kalevi kohta ühesõnaga, et 5 mänguga vaja 9 punkti Tammekaga tagasi teha. No ei näe juhtumas. Kui selle Narva mängu oleks ära võtnud, siis oleks variant. Siis kui need purjesõnad oleks paika pannud, et 6-6, et nüüd hooaja lõpuni võidame kõik võidud. Aga 9 punkti on vaja Tammekaga tagasi teha, see eeldab 3 võitu mängudest, kus vastased on Flora, Kalju, seesama Tammeka, Harju ja Kuressaare. Tegelikult ju ja olukorras, kus siis Tammeka ei tohi mitte midagi saada. Nad peavad kuskilt suurtelt peavad siis... Florat Kaljult tuleb midagi näpist, Flora Kalju, kes panevad kogu täispanga peale praegu. Üks tiitlile, teine medalile, kurat ei näe juhtumas. No raske on nende olukord, jah? Väga raske. Ütleme, Tammekaga omavaheline, nagu ilmselgelt nagu pead selle võitma ja siis Harju ja Kure. Seal vist võib hakata Tammekaga veel see mängima, et minu meelest oli vist nii, et Tammekal on praegu omavahelistest 2 võitu ja Kalevil 1. Aga mis need skoorid täpselt olid, ma
seda peast ei mäleta enam, et võib-olla sa pead seal veel Tammekad mitte lihtsalt võitma, vaid suurelt võitma. Ja siis võib juba ikkagi olla keeruline. Aga näed, Kalev, ütleme, ikkagi vaatab tulevikku, et Ivan Stoikovitš, et see kontori pool, see hakkab seal nagu päris, või nii-öelda kontori pool. No vist jah, otse kontorisse täitsa ei tunnud. Päris tummiseks muutuma, nagu treenerite pool, see pool. Ta võeti ikka põllule. Naljaga pooleks, et internet mäletab kõike. Mida Stoikovitš ütles, kui ta Eestist lahkust, Paidest lahkus? Ei mäleta päris täpselt, mis see... Andke andeks, aga 3 aastat Eesti jalgpallis on liiga palju. Ja nüüd on ta tagasi, aga suures plaanis mulle... Uus kolm läheb käima. Jah, uus 3 või 4 hakkab. 3 kuud Serbia esiliigas oli ka palju. aga mulle Stoikovitš inimesena ja treenerina väga meeldis see aeg, mis ta Eestis oli ja mul väga hea meel, et ta on tagasi. No seal on natuke, mina ka tean natuke teda paremini võib-olla kui mõni vaataja või kuulaja, aga kui meie isegi. Või kui teie, jah, et seal on jah, et olukord on muutunud ilmselt võrreldes tolle ajaga, et on enam pole poissmees, on ju, Eslanna isiklikud põhjused, seda ta ütles juba Serbiast lahkuda. Jah, et ta on saanud nagu väga suureks Eesti fänniks ja talle meeldib see ühiskond, meeldib see elukorraldus, meeldib see linn, see riik ja ta hindab seda, millest mina siin saate alguses rääkisin, et mina hindan siis, kui ma välisreisilt, väikselt välislähetuselt tagasi tulen, et siis tuleb jälle meelde, et kui kihvt on meil Eestis, et välismaalased pahatihti hindavad seda natuke kõrgemalt. Tõsi, seda ta kiitis juba minu meelest siis, kui mäletan, kui ta ka rääkisin, siis kui ta Levadia esindusmeeskonna peatreeneriks sai, et siis ta juba oli jõudnud nagu Eestiga tutvuda, ta ütles, et talle juba nagu meeldib ja klapib, aga jah, kui su isiklik elu siia tagasi toob, eks ole, ja võib-olla tal on praegu just hea see, et sa ei ole nagu esindusmeeskonna premium-liiga klubi peatreener, sa saad teha rahulikult oma tööd. Ta on siis see, mis see oli, see performance phase või Kalevil on need hästi moodsad nimed. Mis see 3 oli? Development? Ei, minu käest küsis treener. Minu on treener. Ühesõnaga, tegelikult ongi nagu see, et tal on siis see, nagu see on siis nii-öelda see sooritusjalgpall, eks ole, et üks on see areng, et noored ja siis on juba need, kes ikkagi eeldad nagu... Eliitgrupid. Jah, ütleme siis niimoodi. No Eestist on ju noortega natuke tegelenud ka Levadias, aga mitte nii noortega. Jah, see oli Tuubel, U21. Aga ma ütlen, jah, seal olid ka 17, 18, 19, 20. Jah, nüüd on Kalevi U17, et Eesti puhul me teame, et see on nagu siuke, seal on 15-16 paremat poisid. Ja ma mäletan, et ikkagi kui Stoikovitš oli Levadia Tuubli peatreener, siis Levadia Tuubel tegi just mängulises mõttes selle arengu edasi ja lõpuks tulid ka tulemused. See areng oli, minust Levadia Tuubli puhul oli nagu nädala kaupa toimus see areng seal tol ajal. Et ega tal nagu ilma asjata ka seda esindusmeeskonda ei antud, eks ole, et lihtsalt võtame klubist järgmise venna, vaid ikkagi oli välja ka teeninud selle. Et ma arvan, et talle see võiks nagu väga hea olla natukene siuke rahulikum, sul ei ole neid surveid peal, et ta on ka enda suhtes hästi nõudlik, eks ole, aga et just see pool ja üleüldse, kui sa vaatad, kes, eks ole, sinna Kalevisse nüüd kokku on saanud, siis päris hea seltskond, et selle klubi pärast, isegi kui nad kukuvad esiliigasse, nagu pikas plaanis ei ole vaja nagu vist muret tunda, et kui siin on Ragnar Klavanile seda, põhjusega ka ette heidetud, nagu, et su oma klubi on nagu natuke niimoodi ligadi-logadi, et see ongi pikem protsess praegu tood, eks ole, sinna järjest igasugustele ametikohtadele treenereid, klubi töötajaid, et selle pealt võib-olla alles 3-4 aasta pärast korralikult nagu vilju lõigata. Jah, aga see, ütleme, et see võib natuke nagu raskemaks teha selle olukorra, et esindusmeeskond peab, me ei tea, kui pikaks ajaks, peab minema esiliigasse, suure tõenäosusega praeguse tabeli seisuga peab minema esindusmeeskond, ei tea, kunagi ei tea. Et see muudab nagu märksa raskemaks seda asja, aga ma usun ka, et seal käib nagu, et asi on ikkagi tõusus joones. Jah, seal on praegu see, et Kalev keerab kärvu Kalevile selles mõttes, et Tuubel seal hirmsasti võitleb praegu püsima jäämise eest. Küll tundub, et nagu punkti vahe on ikkagi, nad lasid selle hooaja esimese poolega nagu nii koledaks selle asja. Et nad peavad automaatselt liikuma esiliiga pesta. Aga vahet ei ole, et isegi kui nad suudaksid nagu tõusta seal siis 8. et
ikkagi tuleb minna allapoole, sest et kui Kalevi esindusmeeskond kukub, aga siis ongi jälle see, et siis sa tood, eks ole, need duublis mänginud vennad tood sinna esindusmeeskonda, eks ole, et sul nagu see mingi järjepidevus nagu väga ära ei kao, et selge on muidugi see, et praegu Kalevis olevatest mängijatest, paljud välismaalased, eks ole, ja kõik, et nad ei ole esiliigast huvitatud väga. Aga ma olen kindel, et ükskõik millise, ma isegi ütlen nii julgelt, et ükskõik millise koosseisuga Kalev on ikkagi uuel hooajal üks põhipretendent, et tagasi tulla. Sest me oleme näinud sel aastal, et kui keeruline isegi Velka on nagu täiesti konkurentsist kukkunud seal, lagunenud. Viimsi on nüüd aastaid olnud seal piiri peal juba, eks ole, kolmas aasta järjest ülemineku mänge. Et jah, saab. Või 4 isegi või? Kolmas vist. Et saab, ütleme, tuleb nagu seal tipus kõva võitlus, aga ega neid meeskondi, kes tegelikult nagu reaalselt tõusmisele konkureerivad liiga palju ei ole. Ja ma ei usu, et see nagu siin hirmsasti muutuks ka uuel aastal. Aga... Vooru lõputuseks on meil siis... Ärme veel nagu maha tõmbame. On meil siis tekkinud esikohale. Esikoha peal minnakse mees mehe vastu. Seal minnakse võrdsete punkti. 3., 4. mees mehe vastu. 5., 6. mees mehe vastu ja siis on 7, 8, 9. Ja tegelikult Harju ja Tammeka vahe on 5 punkti. Ongi 7, 8, 9. Et seal on nagu andmist küll veel. Et ei saa siin Harju ega ka see Kuressaare, kes siin ükshaaval nopib neid punkte, aga ei saa seal lugeda ennast üldse kuskil veel turvalisest tsoonis olevaks. Kuskilt lugesin ka, et Tammeka seis läks ülikriitiliseks. Ma ei tea, 2 punkti Kuressaarest, võib-olla ülikriitiline ei ole. Kukkusid 9. aga siin on mängida on palju veel. Aga saate lõpetuseks võib-olla siis see ka, et see on nii vana jutt, et eelmisest esmaspäevast, täna on ka ilmselt see, et lõpetame oma salvestus ära ja siis tuleb mingi suur uudis juba, et nii ta kipub olema esmaspäeviti, aga eelmisest esmaspäevast siis see, et me saame üldkogu näha ikkagi jälle. Kinnitati ära, jah? Erakorralist. Kinnitati ära või? Ei kuidas see ei kinnita, kui see on juhendis kirjas? Kuidas? Seal 10. oli vaja ja see saadi kokku, ehk siis lihtsalt soovid osadel klubidel, et UEFA-t survestada selle nimel, et Vene klubidele raha mitte maksta, Ukraina klubidele rahad välja maksta, mitte rääkida sellest, et seda peab siis UEFA ajama oma nende Šveitsi partnerpankade kaudu juba, aga neil on seal ka mingid hoovad kindlasti olemas, mitte rääkida seda juttu, et te asute sõjatsoonis, me ei saa teile maksta midagi. Ja 3. asjana siis ka ikkagi see soov, et viskaks Venemaa välja sealt rahvusvahelisest jalgpallist. Et see on selline teoorias oleks kõige keerulisem asi võib-olla seal, aga et vähemalt nagu öelda, et Eesti esindajad UEFA-st ehk suu lahti. Aivar Pohlak. Samade sõnumite edastamine UEFA-sse võiks toimida ka niimoodi nagu juhatuse tasemel meil ilma seda üldkogu kokku kutsumata või? Samamoodi nagu võiks toimida, eks ole, mingite asjade väljaütlemine, mitte alaliidu pressiteenistuse või siin Roman Kožuhovski suu kaudu, eks ole, et võiks nagu otse tulla otse allikast. Aga sellest nii palju nagu rääkinud, et jälle lõpuks on jälle see, et ma võtan lahti lugupeetud üleriigilise päevalehe, eks ole, ja nädala päed on jälle Eesti jalgpall, et see, ja saad nagu aru miks. Et see lõpuks kahjustab kõiki. Siin isegi minu arvates ei mängi rolli see, kas Aivar Pohlak on seal UEFA täitevkomitees või mitte. Eesti kui jalgpalli alaliiduna võiks need ettepanekud, mis need välja käidi, et need võiks nii või naa teha UEFA-le siis. Seda saab teha nii või naa. Sest suhteliselt selge, realistlikult on nagu see, et seda me näeme ju ka mujal poliitikas, et mujal maailmas mõistetakse seda teistmoodi, ei saada aru, et meil on siin sisuliselt terroristlik riik on meil siin üle piiri nagu kohe kõrval, eks ole. Naaber on kaabakas. Kui see naaberil ei ole sinu naaber, vaid ta on sul teises linnas elava sõbra naaber isegi juba, siis sa nagu ka ütled, et proovige ikka läbi saada kuidagi, eks ole. Et inimlikult nagu mõistad, aga ütleme, FIFAs on see veel keerulisem ilmselge, et meil on siin värsked uudised, eks ole, kuidas paralümpiale juba venelased tagasi tuuakse, sest et muu maailm kehitab õlgu, et mis siis, meil on teised konfliktid ka, vaadake, mis Gazas toimub ja mis mujal toimub, eks ole, ja nii edasi. Et sinnapoole see asi paraku tüüri, plus tekib lihtsalt see, et
see sõda on mitu aastat kestnud, inimestel tekib apaatia, väsimus, ükskõiksus ja nii edasi. Aga meie saame seda teha, saame suruda, saame hoida seda teemat üleval, see ei maksa midagi. Samas, kui siin droonid liiguvad ringi ka teiste riikide õhuruumis, siis ka teised riigid võiksid sellega kaasa tulla ja neid ettepanekuid OEF-as lauale käia. Ja ongi just see, et me ei pea seal üksinda võitlema, eks ole, et meil on ju siin ütleme siin Ida-Euroopa Põhjamaad, eks ole, kes nagu saavad aru sellest ja seisavad nagu sama asja eest, et ei saa mina hästi aru, miks see nii keeruline on mõne mehe jaoks, aga jah. Patsifistid oleme me kõik tegelikult, eks ole, et aga hea küll. Aga see üldkogu siis selle aasta numbri sees vist 3 kuu jooksul vist peab toimuma? 3 kuu jooksul peaks nagu kokku saama, aga oleme siis nüüd, mainime siis veel korra selle ka ära, et kui siin 10 oli vaja selleks, et ta kokku kutsuda, siis selleks, et ta oleks nagu nii-öelda hääleõiguslik või siis nagu teovõimeline, peab kohal olema 2/3. 100, palju meil jäi neid? 104? 100 pluss, natukene. 100, nüüd jämedalt 100 siis, ehk siis 66. Jah. 67 vist oli või 8 midagi sükest. Täpne number ei olegi nagu oluline, aga 2/3, seda on päris palju, et nad saada kohale, kus juures siis, kui nad kohale ei tule, siis on lihtsalt see, et öeldakse, et ei saanud kvoorumit kokku, kõik, ja sealt nagu järgmist ei kutsu enam. Aga ma ütlen nagu ainult seda, et las need, kes tahab, valib pooled ise, aga see, mis ma ütlesin valimiste järel, et peaasi, et nüüd need klubid, kes siin seisid mingite väärtuste eest tegid oma hääle kuuldavaks, et ärge nüüd ära kaduke. Ja see mulle meeldib praegu, et kui sulle mingi asi Eesti jalgpalli juhtimises ei meeldi, siis see ongi praegu väga lihtne loogiline samm. Tee avaldus üldkogu kokkukutsumiseks, saada laiali, soovitavalt muidugi võiks saata mitte kuskilt PR-ettevõtete kaudu, vaid kuskilt oma nime alt, sest et see on inimesi, kelle jaoks see mõjub usaldusväärsemalt ja kuidagi nagu isiklikumalt ja paremini. See ei ole soovitus lihtsalt, aga ega see asja sisu ei muuda tegelikult. Et lihtsalt võimalus teha oma hääl kuuldavaks ja siis saad öelda, et ma olen teinud, ma olen püüdnud mõjutada vähemalt. Nii lihtne ongi. Vot. Kuulge, jääme siis seda koondise mängu ootama midagi ja mõnus laupäeva õhtul. Sügisene A. Le Coq Arena. Ja ei ole see ilmaennustus nüüd ka nii hull, et siin peaks, meil on Uruguayga oleme mänginud, siin meenutasime enne saadet just lumehangede vahel. Ei ole hullu midagi. Iga mees sai labida ja lükkas platsi puhtaks, pärast oli tore vaadata. 8 kuni, ma ei tea, 12 kraadi, ma arvan. Soojalt riidesse ja vihmakeep peale, kui vaja on ja teen poliitiliselt ebakorrektse avalduse, saadame need makaronid koju tagasi selle kaotusega siit. Saab ära rikkuda tuju ja me rääkisime sellest tegelikult enne esimest mängu juba, kuidas saab Cotuso tuju ära rikkuda. Ei tulnud välja. Mis sa ütles? Makaroni? Koju tagasi. Makaroni, mis asjad? Saadame makaronid koju tagasi, ma ütlesin. Aha, spaghetti eaters, come here. Jah, võt. Lihtne. Sellised lihtsad, me oleme lihtsad inimesed, meil on lihtsad soovid. Lihtne saade oli ka, aitäh teile vaatamast, kuulamast, järgmine saade juba nädala pärast, nii et kohtume jälle.